Tere tulemast Kindel mees saate 3. hooaega, mis on seekord see aasta eriti ägedate külalistega, eriti ägedate jagamistega. Mul on erakordselt hea meel tutvustada meie selle saate külalist, inspireerivat naist, ägedat naist ja ka teismelise poja ema, kes aitab nii inimestel kui ka ettevõtetel leida lahendusi ja võimalusi loomulikuks kasvuks ja seda just läbi enesejuhtimise ja human disaini. Tere tulemast, Helena Kott. Tere, Raivo. Rõõm, et oled siin ja pean tunnistama, käsi südamele, et sa oled tohutult elus inspireerinud. Just sellepärast, et sa julged ka asju välja öelda, mida võib-olla me igaüks ei julgegi. Ja esimesed kohtumised võib-olla ma vaatasingi sind, et sa olid kuidagi tagasihoidlik ja võib-olla kinnine, kui sa suu lahti tegi, siis oli puhas kuld. Alustuseks täiega aitäh, et sa kutsusid. Mul on täiega hea meel siin olla ja see on nii äge, et sa selle sisse tõid. Et tegelikult ongi siuke kuidagi laialt levinud arusaam või inimesed, kes on näinud mind kusagil rääkimas. Et siis kuidagi jääbki nagu mulje, et ma olengi selline living loud, on ju, et tulen ja räägin palju, et tegelikult ma kipungi olema pigem oma sellises eraelus. See vaikus on püha, vaikus on kuld. Küsisin su käest ka enne seda saadet, et kui sa nagu täna võtad kõik need niimoodi kollektiivsed rollid ja tiitlid ära, et kuidas ise ennast täna näed, kuidas sa ise loomustaksid ennast kõrvalt, et kes sa tegelikult oled? Mul on tegelikult hästi keeruline igasuguste rollidega, et ma tegelikult mainisin sulle ka, ma olen seda nagu korduvalt maininud, et alati kui küsitakse, et mingi enesetutvustus ja ma saan aru, et me mängime siin sellist sotsiaalset mängu, kus justkui nagu peaks ju ütlema, et kes sa oled ja mis sa teed. Et ma ei ole leidnud endale vaata sotsiaalses võtmes ühtegi sellist tiitlit, mis kõlaks nagu mugavalt või oleks päriselt mina. Et seetõttu minu jaoks on vaata kuidagi palju lihtsam olnud kirjeldada, et mida ma teen, mitte et kes ma olen. Ja minu jaoks on tegelikult ka nagu suke ema ja naine mõnes mõttes nagu natuke nagu piiravad rollid, sellepärast et sõnadel on tähendused, lisaks sellele, et neil on sellised kokkuleppelised tähendused, on ju, siis sõnadel on suke energia ka taga. Ja tavaliselt, kui me ütleme ka, et ema on ju, siis meil kõigil on nagu silme ees tavaliselt, on ju. Kui mitte oma ema, siis vähemalt mingisugune kuvand, et milline ema peaks olema. Kui me räägime üldse, ma ei tea, mingitest, koolitajatest, terapeutidest, kellest iganes, siis on kast jääb aina nagu väiksemaks, eks ju. Et see on hästi hea küsimus. Mina olen mina. Et mulle hästi meeldib ennast kuidagi mitte defineerida või püüda ennast mitte siduda mingite terminite kastidega. Et see annab mulle kuidagi suurema vabaduse olla mina ise sõltumata sellest, mida ma täpselt teen. Et ilmselgelt mina, teismelise poja emana on hoopis midagi muud kui mina ala tehes tööd. Aga samas küll oleks äge, kui ma saaksin kõiki neid erinevaid asju teha nagu loomulikult iseendana mulle omasel moel. Et mina olen mina, ma võin muidugi väga spirituaalselt hakata ka sellele vastama, et kogemus siin inimkogemust ja kõike muud, aga mina olen mina. Ja küll on hea, kui me hakka nagu samastama sinna neid kaste raame. Ja täna võikski sellise saate selles kohas ka teha, et võtaks need piirid maha üldse. Et räägiks lihtsalt nii, nagu tuleb ja kui sa hommikul ärkad, mis on see, mis sind kuidagi inspireerib ja tekitab sul sellist nagu rõõmu, et ma just tahan sinna minna seda kogeda. Et kui me räägime sinu, vaatan sind kõrvalt ka, et ükskõik mida sa teed, sellel on ikkagi tohutu mingi soov või liikumiskergus midagi nagu teha. Ükskõik, mis see siis on see inimeste aitamine või on see siis toetamine mingid ettevõtluse teemal või siis siin on kutsutud muideks tituleeritud, tähendab human disaini kuningannaks, et sellest räägime kindlasti. Sellest tasub rääkida, see on eraldi teema, aga alustuseks väikesed asjad, see kõlab selles mõttes nagu hästi jaburalt, on ju, aga parim alguspäeval on päike. Mul on nagu väiksed asjad ja lihtne rõõm, et päeva alguses mul on oma mingi kindel hommikune rutiin, kuidas ma saan kuidagi ennast käima. Et väikesed asjad mulle ikkagi meeldib ja kui mul on mida oodata ja samas ka seiklus. Ka jällegi, et see selline, ma mängin sellega, seal ei ole sükest ühest valemit, on ju, et ma näen, et kui ma nagu liiga täis topin oma päevad või nädalad, siis kaob igasugune rõõm ära, sest et where's life, on ju. Aga see selline mäng selle vahel, et ma ei tea, mida tänane päev toob, et vaata need mõned päevad, kus on siuke, et okei, elu. Mis täna, kuhu lähme, mida teeme, et
ja väikesed asjad, ma olen ikka väga selline päikeselembeline ja see on ka sihuke täiesti eraldi teema, et ma olen kunagi hästi pikalt protestinud selle vastu, et noh, et kuidas on võimalik, et nii päikeselembeline olend sünnib Eestisse, nagu Eestisse, meil ei olegi päikest ja siis ma ei teagi, ma tean, et ühe korra äkki 8 aastat tagasi Bulgaarias ja eelmine aasta Egiptuses mul jõudis nagu päriselt kohale, et oota, aga kui ma oleks sündinud kuhugi mujale, siis noh, ma olen ikka väga priviligeeritud juba sellepärast, et ma sündisin siia. Et see on niisugune eraldi pikem teema, aga väikesed asjad ja hästi palju on see suhtumise küsimus, selles mõttes ma hakkaksin valetama, kui ma ütleksin, ma iga hommik ärkan üles ja mul on nagu sunshine ja rainbows on ju, et mõni hommik märkan üles ja mu sisemaailmas on pilved. Ja mul on hästi naljakad, et mul viimasel ajal kuidagi sellised hästi elavad unenäod tagasi tulnud, mis tähendabki seda, et ma mõni hommik ärkangi üles niimoodi, et ma nagu emotsionaalselt olen mingi in a deep dark place ja siis mul on veel tead need proovi, me kunagi ei ärka niimoodi, et ma olen emotsionaalselt kehvas kohas ja mul helged mõtted on ju. Et siis seal on see niisugune vastutuse koht, et okei, ma saan aru, kus ma olen. Kas ma tahan nüüd nagu võimendada seda ja jätkata seda teed või ma panen pausile ja siis lähen natuke teises suunas, et loodusliikumine, ma alustan päevi koera ringiga, mida ma siis ei tee niivõrd koera pärast, on ju, aga liikumine loodus. Ja väike vahelepõige, kallid kuulajad. Mul on rõõm tutvustada meie saate uut hooaja toetajat, Contamo. Tegemist on ettevõttega, mis on pühendunud keha ja vaimu tasakaalu saavutamisele läbi teaduspõhiste ja looduslike tervisetoodete. Üks nende populaarsemaid brände on RNA ja nende põhitoode, pikaiooniline magneesium, on tõeline elumuutja. Tänu sellele üliheale imendumisvõimele olen seda ise ka kasutanud pea pool aastat ning tunnen, et palju rahulikumana ja meil on palju selgem. Ma soovitan ainult seda, mida ma ise olen proovinud ja usaldan. Kui sa soovid ka rohkem Contamo kohta teada, siis mine nende lehele, kasuta koodi kindelmees10, et saada ostnud 10% soodustus. Contamo.ee. Terves kehas, terve vaim. Sa rääkisid jah, et sa oled selline päikeselaps ja päikesetüdruk olnud, aga ma sind vaatan, sa ei ole ju Eestis sündinud või Eesti naine, et kus kohas su juured üldse on? Mul on kombo erinevaid juuri, et ma tegin endale selles Ancestris selle geneetilise testi ja mul on niisugune päris korralik kombo tegelikult, ma olen sündinud Eestis ja selles mõttes mul ema pool on täiesti niisugune seto juured, on ju. Et sinna sekka on niisugust klassikalist, need Baltikumi maad on ju, mis mind ennast väga üllatas, äkki ma tegin mingi 2 või 2,5 aastat tagasi, et mind väga üllatas niisugune 24% puhast juuti. Aha. et see oli minu jaoks hästi üllatav, aga mingit Soome-Ugrit on niisugust seda Armeenia-Rumeenia poolt on ju, et paras kombo miks, et see on kusjuures olnud nagu teema läbi elu, et jah, ei näe välja nagu eestlane, samas ei näe välja ka nagu klassikaline venelane on ju, ja püüa siis nagu aru saada, et. Kui mina sind vaatan, siis sa mulle meenutad sellise naise ilu ideaalis sellist, ongi egiptlanna või türklanna või midagi sellist, et selline mingisugune see on ka selline sees. Bulgaarias ja Egiptuses tunnen, aitäh küsimast, ma ennast tõesti väga koduselt, et Bulgaarias ma tundsin päriselt väga-väga koduselt, et seal pöörduti minu poole mingis kohalikus keeles on ju ja Egiptuses on ka hästi naljakas, et mina seal ei koge, kui ma ei ole just mõne blondi sõbrannaga seal, siis ma seal ka ei koge sellist ahistavat käitumist. Et eriti, kui sa mõned sellised olulised fraasid õpid ära veel kohalikus keeles, ja Egiptusega mul on mingi oma teema, et väikesest peale Egiptuse entsüklopeediad olid üks huvipakkuvamaid teemasid ja Karnaki tempel tundub väga koduselt. Äge. Et jah. Aga räägiks natukene sellest human designist, sest ma usun, et kõiki, kes meid siin saates ikkagi on väga huvitav, et ma mainisin ka, et human design, et mis asi see human design ikkagi on, et ma olen sinu käest väga palju nagu sellist head tagasisidet saanud ja ka kasutusjuhend nagu põhimõtteliselt, mind on see väga palju aidanud, eks. Et äkki sa paari sõnaga räägid ja et sul tuli, kui on raamat ilmumas. On. Ma olen seda küll nüüd jälle ümber kirjutamas umbes 6. korda, aga on. Ja, et äkki paari sõnaga räägiks selle ka lahti, siis kindlasti väga palju seda huvitav ja et mis asi see human design on ja miks ta üldse on hea inimesele?
ma arvan, ma ei hakka sellele vastama niimoodi, et koosneb sellest ja tollest ja tuleb sealt, sellepärast et seda, noh, ma usun, et paljud, kes on vähegi juba huvi tundnud, et on kuskilt lugenud või guugeldanud, et äkki räägiks sellest, mis kasu sellest päriselt võiks olla. Et noh, alustuseks minule meeldib hästi suhtuda human designi kui tööriista. Et ma olen hästi seda meelt, et ära tee tööriista suuremaks, kui sa ise oled. Et selles mõttes, et me võib olla nagu suurepäraseid, ma ei tea, skalpelle või lasereid, on ju, aga noh, see tööriist ei saa ületada inimest, kes sellega opereerib, on ju. Et mis mulle human designi juures või noh, võib-olla mõistlik oleks alustada sellest, et ei ole üldse esimene asi, millega ma nagu kokku olen puutunud. Et minu selline enesearengu teekond ei ole nii, et ma ühel päeval ärkasin üles, et läheks areneks natuke. Et siin on ikkagi taustal hästi palju sükest isiklikku kannatust ja isiklikku vajadust. Ja kui ma olin 18, siis ma läksin tegelikult ju rakenduspsühholoogiat õppima, on ju. Ja sisuliselt see süke eneseareng, enne kui ma üldse sellest terminist teadlikuks sain, et see on saatnud mind sisuliselt terve mu elu, on ju. Et 2015 ma lihtsalt guugeldasin midagi, jõudsin Jõe Närkaevi lehele, vaatasin selle mandala otsa, mis asi see on, aga okei, davai, tundub huvitav. Ja ma tagantjärgi ma olen nagu täiega tänulik, et tollal ei olnud selliseid tasuta allikaid nii palju kui täna. Et Rao Ruhu ehk siis süsteemi looja. Algallikatesse oli päris keeruline süveneda. Noh, et mina tahtsin saada infot, on ju, ja seal oli nagu hästi palju sellist ta edastas seda nagu talle omasel väga ilusal moel, aga see nõudis väga palju sellist süvenemist ja läbitöötamist, et tuumani jõuda. Ja miski mind hästi kõnetas, et see pakkus mulle hästi palju äratundmist ja samas mul tekkis hästi palju protesti. Noh, siuke 3-5 Märter Ketser, et ühest küljest jaa, nagu kõik omal nahal ja omad vitsad, omad kogemused muud moodi ei õpi, on ju. Ja samas oli siuke, et oota, aga kas on nagu nii jääbki või kuidas ma sellega elama hakkan. Et mind on nagu hästi kõnetanud ka, et kui ma olen ka leidnud mingid killukesi endale, et okei, davai, et kui mul on ka elu sellised kaardid kätte jaganud, mida ma nendega nüüd teen, et kuidas ma nüüd sellega mängima hakkan, on ju. Et kõige suurem kingitus, mis HD mulle tõi, oli emana. Et mina olen siis sakraalne generaator, mul on emotsionaalne manifestorlaps. Ja siis ta oli äkki 5-6 lasteaias ja mul oli temaga ikkagi päris keeruline. Selles mõttes, et mina üritasin teda, hea emana, et annan lapsele seda kõike, mida ma oleks tahtnud ja vajanud siis, kui ma väike olin. Ja tuli välja, et see ei täida mu lapse karikat. Ja ma olin nagu täiesti hädas sellega, et ma ühest küljest nägin, et ta on nagu nii habras sisemiselt ja samas on ta nagu see mingi raudne tahe. Siuke, et ei taha või tahan, et minu laps oli see, kes viskas Rocca al Mares siruli, kui ta seda õhupalli sealt ei saanud. Ja siis ma olin nagu see ema nagu, et kaenla all lihtsalt nagu lohistub selle lapse niimoodi autosse, on ju. Et ja lasteaias valdavalt põhiprobleemid olid siiski seoses nüüd ühiskonna ja sinna sobitumisega, on ju, et minu laps algatas igasuguseid põnevaid asju ja siis valdavalt kaasas sinna igasuguseid teisi lapsi. Ja see kõik siis oli vastuolus normide reeglitega, oli ebamugav kasvatajate jaoks. Et ma sain oma lapsest aru tänu sellele süsteemile, sellepärast, et me ei saa oodata, et 5-6 kirjeldab sulle kuidagi objektiivselt, et kuule, et mul ongi, et kui ma tahan, siis ma tahan ja kui ma ei taha, siis ma ei taha. Et ma tema puhul võib-olla nägin, lapsed on ausad, et tema puhul ma nägin, et aga niimoodi peabki paika. Et enda puhul paratamatult, et mis mulle HD juures on hästi meeldinud, on see, et meie minapilt täna tegelikult kujuneb ju sellel, või tugineb sellel, mida meile meie endi kohta öeldud. Ehk siis mida rohkem mina korrutaksin sulle midagi sinu kohta, on ju, seda rohkem sa sellega samastud. Et see on see sisuliselt, kuidas meie mõistus saab ju ka programmeeritud, on ju, ja kuidas me tegelikult tekivad ka piiravad uskumused ja kuidas me istumegi selles, mis iganes kastis, milles me istume, on ju. Et ma olin isiksuse testidega varem väga palju kokku puutunud ja ma tegin lõputöö Big Five'iga ja ma juba seal nägin nagu väga hästi seda, et esimene küsimus inimestel on see, et kas mu ülemus näeb ka seda, ma hindasin rahulolu, eks, tollal, et kas mu ülemus näeb ka seda ja et nii kui meile mis iganes küsimustik ette antakse, meil käivitub see siuke tubli laps, vaata, et tahaks ju vastata õigesti, eks. Et see on ka see, miks mulle tegelikult ei meeldi ette teada ka küsimusi, miks ma tegelikult sulle ütlesin ka, et räägime sellest, mis iganes teemaks tuleb, et nii kui meile ette anda mingi küsimustik, me alustuseks hästi alateadlikult püüame vastata õigesti
vastata siis mingitele ootustele, et kui ma annaksin sulle mingi küsimustiku ja sa kandideeriksid näiteks minu juurde tööle, sa hakkaksid endalegi märkamatult vastama, siis püüdes sobituda sellesse minu ootuste raami, on ju. Et HD on selles mõttes, jah, ta tugineb küll sellistel nii-öelda alternatiivsetel või paljude jaoks esoteerilistel õpetustel, ehk siis seda ei ole keegi võtnud vaevaks teaduspõhiselt tõestada. Ma tahaks hästi toonitada seda, et väga paljud asjad, mis kvalifitseeruvad ebateaduse alla või siis alternatiivi alla, on tegelikult mingisugused asjad, mida keegi pole võtnud vaevaks siiani valideerida, teaduslikult. Sellepärast, et me võiksime tegelikult läbi viia mitmeid empiirilisi uuringuid ja kui me väga tahaksime, me suudaksime seda ka teaduslikult tõestada, on ju. Iseasi on see, et mida see muudaks ja kas see on vajalik. Aga see andis võimaluse nähtavaks tuua olemuslik osa. See midagi, mis on sinus olemas, aga võib-olla, mida sa enda puhul ei näe. Ja kõrvutada siis seda, hästi tihti öeldakse, et ole sina ise või jõua tagasi koju ise enda juurde. Kõlab hästi, on ju. Aga ma peaks alustuseks ju aru saama, et kui palju see, kelleks ma ennast täna pean, erineb sellest, kes ma tegelikult olen ja mille poolest see erineb. Ja seal ongi HD minu meelest üks suurepärane tööriist. Et jah, kõigepealt tasub teada tähestikku, on ju, minu jaoks on human design on täpselt nagu keeleõpe, on ju. Et kõigepealt sa õpid tähestikku selgeks, jah, siis sa õpid lugema, sa saad aru tähendustest ja seostest. Ja siis on see kõige ägedam see creation part, see, kus sa saad hakata looma. Et mis siis, kui meile kõigile tegelikult ongi kätte jagatud täpselt need kaardid, mida on vaja selleks, et ajada seda oma enda asja siin selles elus nende inimeste keskel ja sa pead lihtsalt õppima nendega sulle omasel moel mängima. Kui nüüd vaadata niisugust täiesti tavalist Eesti meest, kes ei tea neist asjast mitte midagi, kuidas sa suudaksid talle öelda, mis asi see human design ikkagi on? Et sa praegult teed selle nähtavaks küll, aga võimalikult lihtsalt, et sul on ju olemas ka oma koduleht minuhumandesign.ee, et vaadake kindlasti seda lehte, siis saate ka võib-olla teadlikumaks, mis seal nagu tegelikult jutt on. Et mina olen sellele kuidagi lihtsamalt võib-olla siis seletanud selle lahti nii, et see minu keha kasutusjuhend mõnes mõttes. Vähemalt ma olen ise tajunud seda nii. Jah, nii keha kasutusjuhend kui ka see, et kuidas see tüüp, kes su kehas elab, suhestub sinu kehaga. Just. Ehk siis, seal on nagu natuke sügavam tahk ka, on ju, aga kui ma peaksin täiesti tavalisele keskmisele Eesti mehele, kes tavaliselt minu käest seda ei küsiks või kui küsiks, siis oleks siuke, et mis asi see on ja kas sa ise ka usud sellesse. Et kui ma peaksin täiesti, ma ei ole kohanud mu tavalist, kes see täiesti tavaline, kirjeldab mulle korda täiesti tavalist keskmist Eesti mehest. Tuleb kuskilt kontorist välja ja just lõpetas lõuna ja ütleb, et tal on tohutult tööd ja pole aega ja elab mingisuguses sisemises kaoses mõnes mõttes ja pole, mõnes mõttes on nagu ikkagi pehmelt öelda katki. Ja siis ta küsiks mu käest, mida? Ta küsis, et kuule Helena, ma kuulsin, et sa tegeled human designiga ja see on mõnes mõttes nagu, mis asi see on? Mina tavaliselt, alustuseks on see, et kuna mul vaata siuke algusentukas on üle läinud, teine asi on see, et ma olen saanud aru, et kui ma lähen ise nii-öelda nagu sulle midagi peale suruma, siis ega sa seda vastu ei võta, on ju. Et ma ise ei lähe vaata kuhugi rääkima, on ju. Et selles mõttes, sellepärast tundubki minu jaoks kummaline, et ma ei lähe näiteks keskmisele Eesti mehele, et kuule tead, ma vaatan, et sa oled katki. Et mul on siin igasuguseid tööriistasid, tahad, ma aitan sind. Et tavaliselt hea on läheneda, igale süsteemile on hea läheneda läbi valupunkti, on ju. Et ma selles mõttes, kui ma kirjeldaksin kellelegi human designi, siis tavaliselt mida ma nagu ütlen, on see, et sellest võib sul olla kasu, võta vaata, kas kõnetab. Kui kõnetab, siis räägime edasi, aga räägime edasi lähtudes nendest küsimustest, mis sul päriselt on. Et samamoodi vaata, kui ma olen õpetanud ju human designi, ma ei õpeta seda teoreetiliselt ega üldiselt, vaid võtad oma kaardi ette, on ju, ja hakkad läbi enda seda õppima. Et me ikkagi, mingid asjad haagivad meiega päriselt ära ainult siis, kui need kuidagi nagu, nii-öelda lähevad isiklikult pihta või kuidagi puudutavad isiklikult. Et ma ütleksin, et jah, on siuke teistsugune süsteem, mis on näidata sulle sind ennast teistsuguse nurga alt, avardada su perspektiivi. Et mina ei ole vaata siuke nagu usukuulutaja tüüp, et kuule teab, mul on nagu mingi iveravim, tule minu boksi vaata. Et ma olen pigem öelnud, et kui kõnetab, kui see mingil põhjusel jõudis sinuni, kui sa juba nagu küsid ja tavaliselt need
ma mõtlengi, et ma ei tea, milline see keskmine inimene või keskmine Eesti mees on ju, aga sõltumata soost, et kui inimesed on küsinud, see tähendab seda, et tavaliselt nad on ikkagi taustal uurinud. Et noh, meeste puhul minu meelest on nagu eriti kuidagi levinud see, et nad nagu ühiskond justkui kohustab mehi olema skeptilised või noh, et nagu tugine loogikale on ju. Et minevik, noh, mul oli ju vaata varasemad kristallipood on ju, seal olid ka nagu tavaliselt meheks, noh, ma ei tea ja mul mingi naine rääkis ja siis tuleb välja, et tal on mingi nimekiri kaasas ja et ta on nagu guugeldanud ja ta tegelikult on nagu rohkem kursis kui nagu noh, enamus naiskliente on ju. Et ma seal tegin seda küll väga palju, et okei, kuule, et aga jätame korra selle nagu eelmängu kõrvale, et mida on nagu päriselt vaja või mis sul nagu päriselt toimub, on ju. Et ma tegelikult usun, et seesama see keskmine Eesti mees on ju, et kui ta juba tuleks küsima, siis ta oleks juba vähemalt, noh, ta on vähemalt midagi kuskil kuulnud, näinud, lugenud, on ju. Et mis mulle human designi juures on hästi meeldinud, on see, et sa saad seda täiesti individuaalselt ise kasutada, ise rakendada oma ellu. Et kuna noh, mul on olnud vaata tausta noh, nii sellist nii loogilist ja ratsionaalset teaduspõhist, kui siis ka väga sihuke nagu to the max. Ma ei teagi, mis keskmine Eesti inimene tõenäoliselt ütleks uhuve. Et ja noh, ma olen ise seal kuskil vahepeal vaata, et selliste hästi super spirituaalsete inimeste jaoks olema liiga loogiline, liiga ratsionaalne ja siis selliste noh, ainult mateeria on olemas inimeste jaoks olema siis nagu liiga uhuu. Ja siis nagu ongi, et eks ju, aga selles suhtes, et human design on loogiline ja human designi saab hästi rakendada individuaalselt ise läbi eksperimenteerimise, katsetamise, sul ei ole vaja mingit templit, sul ei ole vaja jumalat. Jah, sul on vahetevahel vaja, et noh, keegi aitaks sul nagu pildi kokku panna või täidaks mingid lüngad, on ju, või õpetaks sulle keelt, aga looma noh, lähed sa nagunii iseseisvalt, on ju. Et see hästi kõnetas mind selle juures, sellepärast, et ma nägin, et hästi paljudes sellistes muudes õpetustes ja lähenemistes oli ikkagi noh, tead see siuke, et tee jumalani käib läbi. Noh, ma ei tea, ma ei tahaks nii väga kirikut üldse sisse tuua, aga kõik said aru, mida ma silmas pean, on ju. Et võta see, mis sind kõnetab, mine ja katseta ja proovi. Ja mis on üks asi, mis võiks nagu hästi kõlama jääda, on see, et human design on tegelikult noh, sa saad sealt küll juhisedega, sest ei ole mitte mingisugust tolku, kui sa neid ei katseta oma ellu rakenda. Et see on siuke puhas eksperiment ja tegelikult kõigi meie elud peaksidki olema siuke ühest küljest unikaalne looming, on ju. Teisest küljest üks siuke paras eksperiment. Et noh, oled sa siiani kohanud mingit one size fits all tehnikat või lähenemist, mis päriselt toimiks? Noh, mõned siuksed one size fits all asjad passivad kuidagi nagu enam-vähem selga, aga ei ole kunagi siuke tailor made. Eks iga tööriist ongi see, mis ju tegelikult annab mingisuguse vaate võib-olla või uue nägemuse, kuidas elus edasi liikad. Põhisõnum on ikkagi see, et kuidas enda sees mingit muutust luua, et sul lihtsalt liikuda kergema mingi tee suunas või iseendast teadlikumaks saada pigem siis ikkagi. Jah, ja teine asi on see, et ma absoluutselt ei tühistaks ka seda, et meil teinekord ongi vaja oskuseid. Meil on kohati on nagu nii palju asju, mida meil ei ole õpetatud, et see tundub nii jabur, on ju. Aga noh, kas või siuksed kõige lihtsamad asjad, et väga suur osa täiskasvanuid pole õppinud näiteks mina sõnumeid. Et noh, et ka näiteks suhtes, et ma kommunikeeriksin asju lähtuvalt endast või et noh, et see, kui ma tulen ja teen sulle etteheite ja alustan sellega, et sina, et siis nagu see kõlabki ründavalt, on ju. Ja sealt ei olegi võimalik jõuda nagu suuremasse avatusse. Et meil on tihtipeale ka väga palju oskuseid vaja. Mis on veel siuke hästi äge asi, mis human designist välja tuleb, on hästi täpseks, on ikkagi osutunud ka see osa, et kus me kipume ennast võrdleme teistega ja kogema seda ebapiisavust. Ehk siis, et mis on see minu nii-öelda tugevus, millele ma saan toetuda ja samas ühtlasi see, mis on minu tugevus ja millele ma saan alati toetuda, on tavaliselt miski, mis on liiga, mis tähendab seda, et me oleme õppinud seda nagu nii-öelda vähendama. Keeran natuke maha, et oleks mugavam, sellepärast me kõik tuleme, noh okei, tänapäeval jah, ma saan aru, et haridussüsteem on muutumas, on olemas ka alternatiivseid koole, on koduõpe, aga kui me räägime ikkagi nagu sellisest meie põlvkonnast mainimata meie vanust, on ju. Et me tuleme samast haridussüsteemist ja see oli ikkagi noh, hall kuubik. Et selles mõttes noh, tehase töölised on ju, et jällegi tea, milleks see loodud on. Et seal ei olnud seda, et kuule, et noh, tunnustame su eripära, olge kõik liiga paljud, on ju. Ei, 45 minutit, istu, ole vaid, kuula, meil on õiged valed vastused ja me hindame noh, nii-öelda sind siis lähtuvalt sellest, kui hästi sa oskad õigesti vastata või kui hästi sa reeglite järgi oskad mängida. Samas surud kõik iseennast alla, et oma tegelik olemas. Jah.
ja mis on nagu kõige kurvem on see, et tegelikult meie minapilt ja meie siuksed uskumused ju kinnistuvad sisuliselt 18 eluaastaks. Et sisuliselt peale seda sa lähed nii-öelda justkui täiskasvanuna, samas jällegi, come on, 18-aastasena, mitte kõik meist ei ole päriselt sisemise küpsuse või täiskasvanuna jõudnud, on ju, ja samas on olemas ka väga palju lapsi, kes on juba nii väga palju küpsemad, kui et asi ei ole niivõrd vanuses, mida ma tahan öelda, on ju. Et sisuliselt selleks ajaks on kinnistunud meie minapilt ja meie jaigad uskumused, mida me peame üldse võimalikuks, mida me peame võimalikuks maailmas ja mida me peame võimalikuks iseenda jaoks. Ja samas on nagu kinnistunud ka see filter läbi, mille me hakkame nägema teisi inimesi ja oma tegelikkust. Ja siis sealt maalt edasi laias laastus ongi. Üks variant on, et sa lähed ja kinnitad seda läbi elu. Ehk siis me ju kõik saame aru, et ma loodan, et me kõik saame aru, et tegelikkus, et me sama olukorda, sama inimest, sama infot, me seda kõike võtame vastu, tõlgendame, näeme läbi erinevate filtrite. Et asjad lihtsalt on, aga see, millise laengu, hinnangu või kuidas me seda näeme, sõltub juba väga palju sellest, et kui palju meil neid prilliklaase ees on, on ju. Just mul see väga hea sõnum meile, et asjad on nii nagu on. Ja. Lihtsalt nii on. Ja see, kas nad nüüd on head või halvad, selles mõttes subjektiivne hinnang on ju, et tavaliselt me sildistame heaks kõik need asjad, mis on mugavad, läks minu plaani kohaselt, on ju. Või mulle meeldib või on nagu kuidagi mulle sümpaatne või mis iganes on ju, halb on siis kõik sisuliselt see, mida ma ei taha näha, mis mulle ei meeldi, tekitab ebamugavust, põhjustab kannatusi, ei ole ilus, nii edasi läks lihtsalt kuidagi teistmoodi, kui ma planeerisin, võrdub halb. Ja võib-olla nagu üks siuke hea asi, millest rääkida on see siuke äärmustesse kastitamine või? Et kui tihti me tegelikult kipume vaata just nimelt tegema seda hea halb on ju, õige vale. Et see natuke haakub ka selle teemaga, kust me just praegu tuleme, on ju. Et see perspektiivi avardamine. Et minu meelest üks siuke ohtlikumaid asju on see väga jäik mõistus. Et tead need siuksed dogmad ja stigmad on ju, õige vale, meie, nemad on ju, on nii või mitte kuidagi. Et oled sa kunagi mõelnud, miks meil nagu Eesti kultuuriruumis seda päris palju on? Ma arvan, et see kõik, mis on siin ruumis toimunud üldse läbi aegade, see on väga tugevalt mõjutanud meie kogu seda olemust. Mind on hästi huvitanud just selles mõttes, et see teine osa, et HD ei ole mu ainus lemmiktööriist, on ju. Et konstellatsioonide siuke süsteemne lähenemine on teine asi, mis mind hästi kõnetab ja mind on hästi kõnetanud just see, et vaata, miks näiteks ei ole võimalik ka mingit iidset, oletame, et mingit hinduistlikku õpetust võtta sealt ja siis nii-öelda tuua seda taime Eestisse, istutada seda siia pinnasesse, miks ta nagu siin ei kasva nii nagu seal. Et tasub teada minevikku, tasub teada ajalugu, sellepärast, et see on meid palju rohkem mõjutanud, kui me tegelikult arugi saame. Et ma võiksin sellest rääkida hästi nagu sellisel, ka spirituaalsel tasandil, on ju, aga puhas loogika on see, et me tegelikult oleme väikestena õppinud läbi mudeldamise. Meie vanemad on õppinud läbi mudeldamise ja kui me vaatame natukene, kas või siuke 3-4 põlve juba tagasi, me hakkame nägema nagu kannatusi, me hakkame nägema sõda, nälga, küüditamist, ka isegi siis, kui sinu peresüsteemi see üks ühele isiklikult ei puudutanud, kui sinu vanemaid ka ei küüditatud, nad nägid seda kõrvalt. Ja teinekord on nagu palju karmim on näha kõrvalt midagi hirmsat, suutmata selle osas üldse midagi ette võtta. Ehk siis ühest või teisest küljest me oleme kõik sellest puudutatud ja tolles hetkes tuligi nagu kuidagi hästi jäigalt. Kujutad sa nüüd ette, kujutad sa päriselt ette, kui meie esivanemad oleks võtnud selle aja ja hakanud oma tundeid läbi tundma. Et kui ma mõtlen kas või siuke nagu enda esiemade peale, on ju, et mul on siuke vana ema põlves on olnud meelde siuke 8-10-11 last, kellest nagu siis päris mitu surid juba väikesena ühel või teisel moel, on ju. Et ma olen nagu mõelnud, et kui nüüd need naised seal oleks võtnud kätte ja hakanud nagu päriselt leinama, samal ajal kui nende mehed on olnud sõjas. Kõik oleks hukka saanud. Nagu elu oleks otsa saanud, meid ei oleks täna siin. Et väga paljud toimetulekumehhanismid, mis siis toimisid, tänapäeval väga-väga tugevalt lõhuvad meid. Ja üks asi on seotud loogika ja emotsioonide nii-öelda samasse patta panemisega ja sellega, et kuidas me tegelikult kasutame loogikat ehk siis ratsionaliseerime asju selleks, et vältida ebamugavaid emotsioone nende, sest
me ei näe silmaga ju, tundub hirmutav, on ju. Ja kuidas sellega toime tulla, et ka neid oskuseid meil ei ole. Minu mõist üks siuke primaarseid oskuseid, mida tegelikult peaks õpetama lastele, lasteaias ja koolis, et mitte niivõrd nagu seda, et mitu korda sa koossinust arvutanud oled. On ju? Hea küll, et me seda nii väga õppisime, see tundus nii oluline, aga samas vaata, kui palju eluks olulisi oskuseid oleme me pidanud hiljem hakkama kuskilt ise juurde õppima. Valdavalt olles ise juba palju kannatanud ja põhjustanud kaasavalt palju kannatusi ka teistele. Et ma vahepeal tegin ju aasta koolis, õpetasin 10ndikele psühholoogiat. Vist ei tohi avalikult välja öelda, et kui palju seal seda päris psühholoogiat oli, on ju. Või ma just tegin seda, aga selles suhtes, et see oli erakordselt silmi avav kogemus. Et näha, et kuidas nagu väga paljude 15-16 aastaste unistused on juba ära tapetud ja kui jäigalt seal elab juba see siuke lugu, on ju, et kõigepealt on nagu kool, on ju, et kõigepealt sa pead tubli õpilane olema, sa pead saama häid hindeid. Heade hinnete saamine ei peegelda mitte kuidagi moodi sinu päris tõelist potentsiaali või seda, kui võimekas sa oled. Heade hinnete saamine tähendab seda, et kui hästi sa suudad asju meelde ette vastata õigesti küsimustele. See ei pruugi olla eluks kõige vajalikum oskus, on ju. Et ja kui paljud nendest olidki seesama lugu, et pean õppima hästi, pean minema gümnaasiumisse, pean seal ära lõpetama, siis ma pean valima endale eriala, mis võiks mu tulevasele tööandjale meeldida. Okei, osadel oli nagu ettevõtlusunistus, aga see oli ka siuke, et ma pean minema ülikooli seda õppima. Mulle nagu hästi meeldib tänapäeval eriti, kus me tegelikult saame aru, et suur osa ülikooli haridusest on ka nagu aegunud ju, on ju. Et kust me üldse oleme hakanud ülikoole ja siukest formaalset haridust nii väga kuidagi hindama? Kas sa tead? Ma tahaksin öelda, et kas sa mäletad neid aegu? Mul on viimasele üldse tähendab seda, et ma ei mäleta üldse viimasele väga palju asju. Ja ma oleks praegu küsinud midagi mitte sellest kehastusest, on ju, aga Raivo, kas sa mäletad neid aegu, siis kui ainus viis infole ja raamatutele ligi saada, olid ülikoolide raamatukogud ja siis, on ju, et oligi valdavalt ju siuke nagu kirik, religioon, on ju, nendel olid mingisugused raamatud ja nende juures olid ka mingisugused koolid, on ju, teine koht oligi ülikool. Ehk siis sisuliselt, kui sa nagu vähegi tahtsid õppida lugema, on ju, või sa tahtsid saada ligi infole, siis nagu oli ainus tee, kuhu minna. Ja see oli nagu päris pikka aega tagasi. No see oli ikka väga ammu. Ja see oli väga ammu. Vaata, kui põnev, et see sama uskumus elab endiselt tänaseni edasi, et kui sa pole ülikoolis just kui käinud, siis... See ei ole mitte keegi siis. Jah. Aga sinna vahel on jäänud nagu päris pikka aeg, ma võin selles mõttes nagu ajaliselt nüüd eksida, aga et see on nagu väga pikka aeg on vahele jäänud ja maailm on nagu tundmatuseni muutunud selle ajaga. Et vaata, kui põnev, et mingi uskumus nii kaugest ajast, et seda nagu põlvest põlve edasi antud, korragi kahtluse alla seadmata, miks või kust see tuleb. Et võt see siuke automaatne mentaalne jäikus, kus me ei sea isegi kahtluse alla ise seda, mida me teeme, mida me oma lastele edasi anname või mida me ise õigeks peame. Seda mulle täiega meeldib loksutada. Täiega äge selles mõttes, et vahepeal jõudsime ikkagi nende tunnete emotsioonide juurde, eks. Et kui sa nüüd rääkisid ka, et need meie varasemad põlvkonnad ei olnud aega ja võimalust isegi läbi lasta, mis on ju tegelikult keha täiesti normaalne toimimisviis, et lasta lõpuks need läbi, eks. Ma enda puhul võin küll öelda, et minu jaoks on see ikkagi tohutu väljakutse, eriti mehena olnud. Sellepärast, et kui mul ei ole keegi õpetanudki, et need tunded emotsioone läbi lasta, siis need viimased 2-3 aastat on ikkagi tohutu areng ja kasv selles mõttes on, et ma nüüd juba oskan midagi teha, eks. Ja samas näengi tegelikult ka oma näiteks isa puhul on, kuidas ta teeb ka mingeid asju läbi ja need on tohutud ebamugavad, mis aktiveeribki varasemalt mingisugused, muideks meie see põlvkond oligi Siberis, kes tuli siis tagasi läbi Ukraina. Ja mu isa on sundinud Ukrainas ja me oleme ka nagu siis mitte puhas eestlane. Kusjuures näita mulle mõnda puhast eestlast. No ei teagi, et meil on mingid, kindlasti need, mu ühte sõpra tean, kes väidab, et on Hiiumaal sündinud ja kõik põlvkond on siis, seal. Kui sul on ka mingid Rootsi või Saksa juured, see ei ole ikkagi puhas eestlane. Lihtsalt nagu taustainfoks, et see on ka jälle siuke mingi, et vaata kui huvitav, et ka jälle kast on ju. Et on nagu kuidagi nagu, on nagu puhas eestlane on ju. Ja siis on nagu mingi... Mis asi see puhas üldse on, eks? No siin hakkab see huvitav teema, mis asi see puhas üldse nagu on? Et see on... Okei, ma küsiks siis nii, et kuidas sina näed
võib-olla ka mehele seletada seda, et kuidas täna nagu ikkagi neid oma tundeid, emotsioone vastu võtta, sest tegelikult siit see ebamugavuse pihta hakkabki. Ma ei taha oma tunnet emotsiooni läbi kogeda, tekib ebamugavus ja siis lähen siis mõistusesse, teen mida iganes, et mitte seda läbi lasta, eks. Ma soovitaksin mitte ainult keskmisel mehel, vaid kõigil meestel ja tegelikult naistel ka hakata veetma aega iseendaga alustuseks ja vaikuses ja see on retsilt ebamugav, aga see on minu meelest üks ainuke päriselt toimiv viis. Et selles mõttes, et sa võid käia aastaid teraapias, sa võid rääkida oma minevikust aastaid, on ju. Aga kui sa tegelikult lähed ja oma nagu privaatses elus muudkui põgened, et ma ütleksin, et võib-olla esimene siuke hea soovitus, või noh, iseasi kui hea soovitus on, on ju. Palju parem oleks öelda, et kui vaata see sinine tablett sealt riiulist ja 3 korda päevas ongi tehtud, on ju. Et üks variant on jah nagu tuimestada ja leida paremad põgenemistehnikad ja põgenemisviisid, on ju, paremad vältimisviisid. Et noh, see võib leevendada kannatusi siin kuhugi maale edasi viia, aga sa põrkud samalaadse värgiga, noh, it keeps on coming back, on ju. Et mina soovin, noh, mis minu enda puhul on toiminud ja nende väheste puhul, kes on päriselt seda nagu ka teinud, et tegelikult ka toimib, on see, et lõpeta põgenemine. Et see, mille eest sa põgened, on kogu aeg sinuga kaasas sisuliselt seljakotis, on ju. Mida rohkem sa nagu jooksed, seda raskemaks seljakott läheb ja sa väsid ise ära ja noh, et jää paigale. Et see kõige hirmutavam asi on see siuke paigale jäämine, eriti kui sa inertsist põgened ja põgenemistehnikaid on väga palju. Üks kõige levinum põgenemistehnika, mida tegelikult ühiskondlikult väga soositakse, on ratsionaliseerimine. Mida sa selle all mõtled täpsemalt? Oletame, et sa ütleb mulle halvasti, on ju. Ja selle asemel, et ma nüüd lihtsalt nagu tunnengi valu või oletame, et mul on mingi ootus sinu suhtes ja siis ma pettun ja selle asemel, et ma nüüd istun sellega, ma sain haiget. Noh, mul oli ootus, mul oli pettumus, ma lihtsalt tunnen selle ära, on ju, mis võib-olla ongi nagu 5 minutit ja läks üle. Siis selle asemel, et seda ebamugavat asja tunda ja võib-olla tunnistada endale, et asi ei ole sinus, vaid minu ootustes, siis mul on palju lihtsam öelda, et noh, alustuseks kõik mehed on sead või sitapead või whatever, on ju. Mis iganes mul pähe tuleb. Siis ma võin öelda, et sina oled lihtsalt kaabakese hoolimata, on ju. Siis ma võin öelda, et okei, noh, siis tuleb paremad lood, on ju, aga äkki ma ei väärinudki seda või et äkki asi on minus, äkki ma tegin midagi valesti, on ju. No tavaliselt me kipume igasugust dissonantsi lihtsalt ära õigustama, on ju. Noh, ja siis igasugused ebamugavad asjad, kui ma selle mõistuse tasandil ära kastitan. Noh, oletame, et ma nüüd nagu täiega pettusin sinus, on ju. Nüüd ma peaksin selle segaduse, selle virvarri ja värgiga midagi peale hakkama. Mul on palju lihtsam lihtsalt nagu nii-öelda see ära kastitada, öeldagi, et sa oled jobu. Väga hea, ma panin selle sahtlisse ära, panin sahtli kinni, korras. Punkt. On ju. Ja siis tuleb järgmine jobu ja noh, nii see läheb, on ju. Et selle emotsionaalse ebaselguse virvarri värkidega seda pole meil õpetatud. Seda toimetulekut pole meil õpetatud ja meid pole õpetatud ka eristama emotsioone mõtetest ja sellest, et kui palju tegelikult meie mõtted mõjutavad meie kõiki muid seisundeid. Noh, nii füüsilist, emotsionaalset, vaimset tervist kõike, on ju. Ja noh, naljakas, me tegelikult alustasime sellega, on ju. Ja sama lugu on see, et kuidas nagu, kui sa oled kehvas emotsionaalses seisundis. See on nii äge, kui sa jõuame ringiga tagasi sinna, kust me alustasime. Aga kui sa hommikul ärkad kehvas emotsionaalses seisundis, siis raudselt ärkad ka hommikuti kehvas emotsionaalses seisundis. Siis ei ole ju helged mõtted. No ei ole. On ju. Aga kui sa saad aru, et sa ei pea samastama ennast nende mõtetega ja sa ei pea sinna puid alla panema, on valikuvõimalusi. No just. Et see siuke õppida kuulama oma mõtteid ja mitte samastama ennast sellega, see on oskus ja see on võimalik tegelikult ainult mitte kuskil koolitusel või rühmatreeningus, on ju, vaid et ikkagi üksi iseendaga. Ma sinna tahan veel kindlasti tagasi tulla. Aga teine asi on see, et kui sa nüüd mõtled raskeid mõtteid, kas siis on võimalik olla rõõmus? Minu jaoks eriti mitte. Et kõige suurem raskus elab meie mõtetes ja mõte on materiaalne. Selles mõttes, et see võib kõlada hästi sükse metafüüsilise mingisuguse sõnakõlksuga, on ju, aga tasub hakata märkama seda, et kui sa mõtled raskeid mõtteid, kui sa muretsed, mis su kehas toimub, kuidas su keha ennast tunneb. Et noh, et mis juhtub mateeriaga, noh, kas selle kõige vahetuma mateeriaga, on ju. Et ma ei hakka praegu siin rääkima sellest, et ma ei tea, hakkame lusikaid mõtetega painutama värki, on ju.
jällegi puhtalt usud või ei usu, on ju, mis on võimalik, mis ei ole, aga et kuidas sinu mõtted mõjutavad sinu kõige vahetumat mateeriat ja kui sa saad aru, et sa ei pea mõtlema neid mõtteid või sa üldse hakkad kahtlema omaenda mõtetes ja minu meelest niisugune nagu esimene koht, nagu kui sa tahad päriselt midagi oma elus muuta, on see, et sea kahtluse alla see, mis su peas toimub. See on see, mida ma tegelikult ütleks meestele, sellepärast, et see on see loogikakeel, millest võib-olla mehed saavad aru. Ma ütleksin selle lause välja, et sea kahtluse alla, mis su peas toimub. Punkt. Et hakka kahtlema selles, et mis siis, kui, et kas ma üldse tean, kust kohast minu mingid uskumused, tõeks pidamised, minu maailmavaated, kas ma tean, kust need tulevad, kas ma tean, mis ajastust need pärinevad ja kas see on ikkagi absoluutne tõde. Et see avatus, kui sa hakkad kahtlema iseendas, kui sa hakkad kahtlema omaenda mõistuses, siis nagu everything is possible. No ma olen viimasel ajal üldse enda sees kindlalt välja öelnud, ma ei usu enam oma mõtteid ja lugusid, punkt. Ja siis vaatadki, et mingi hetk nagu hajub. Ja vanasti oli see sama asi, et kogu samastusid, eks. Ja mida ma näinud olengi, et kui ma istun siin mõistuses ja usun neid, siis ei lasegi mul ju tegelikult elust rõõmu tunda, nagu sa ütlesidki. Et see nii lihtne tegelikult ju ongi. Kõige suurem raskus ei ole mitte, tavaliselt millegipärast raskus paigutatakse minevikku, on ju. Aga minevik on tegelikult juba ära olnud, mis tähendab seda, et siit võiks nagu hästi kõlama jääda, on see, et vahet ei ole, mis hirmsad asjad suga on juhtunud, palju õnne, sa oled juba hakkama saanud nendega. Nagu you made it, tegelikult päriselt ka. Et selles mõttes, et kõik, mis oli meie esivanemate, sinu elus ja minu elus, on ju, ja kõigi vaatajate, kuulajate eludes, et well done. Tegid ära selle juba, on ju. Bravo. Nüüd selles mõttes, et see raskus oli ära ja vaata, kui põnev on see, et me hetkes, kui hetkes on nagu raske või valus, me tuleme sellega toime. Me ise asi, teeme oma parima, täpselt nii nagu oskame, tagantjärgi alati oleme targemad. Kui oleks võinud, eks. Et aga me hoiame seda raskust ju tänases päevast tänu millele? Me mõtleme selle peale. No just, need samad lood. Samad lood hakkad mängima jälle. Me ise ketrame neid asju. Me keskendume sellele. Viime tähelepanu sellele. Täpselt. Ja mida me tähelepanuga toidame? Seda loome. Jah, et need samad hundid on ju. Kumba hunti toidad, see hunt kasvab, eks ju. Ja tähelepanu teadlik juhtimine on veel üks teema, millest võiks hästi pikalt rääkida. Ma ei tea, kas keskmisel mehe kindlasti oleks kasu. Aga kui me sellesse teemasse veel korra tagasi tuleme, et kui sa saad aru, et kui palju tegelikult mõjutab sinu enda elu kvaliteeti ja me ei hakka praegu üldse rääkima nii-öelda nagu sellist reaalsuse loomisest, aga come on, kõigepealt sa aru sellest, et sa saad siin ja praegu muuta oma seisundit ja see, kui sa juba ei ole raskes, rõskes kohas, sa hakkad nägema maailma juba teistmoodi, et juba puhtalt see seisundi muutus muudab sinu vaadet asjadele. Ja kergemast kohast on võimalik teistmoodi edasi minna. Et üks selline lause, mida ma olen endale palju meelde tuletanud ja mida ma olen palju nagu ka teistele öelnud, on see, et oled sa kunagi raskusele raskust lisades loonud kergust. Raskusele raskust lisades on sul võimalik kasvatada jõudu. Jõusaalis toimub hullult hästi, ma keskmine meest jääb, on ju. Aga kui sa tahad nagu midagi kergemat luua, siis kui sul on niigi raske, siis sa mõtled veel raskemaid mõtteid või siis nagu tuletab meelde kõiki neid eriti raskeid olukordi minevikust, millega sa juba said hakkama, ei hakka kergem. Mis võiks nagu kõlama jääda, on see, et helgete ja lootusrikaste mõtete mõtlemine nõuab tegelikult täpselt sama suurt pingutust kui muretsemine. Ja kui me saame aru, et mõte mõjutab mateeriat ja me tegelikult nagu nende samade mõtetega siiski ka loome seda või vähemalt läbi selle prisma näeme seda, mida me ligi tõmbame, vola, on ju. Kui sa nüüd oma raskete mõtete värkidega oled toonud ennast tänasesse päeva, tõenäoliselt kasvatanud juba väga palju jõudu, siis mis siis oleks võimalik, kui sa lihtsalt prooviksid, et see sama usk ja lootus, mida nagu hästi palju kuidagi tühistatakse ja naeruvääristatakse, on ju. Et meil on lihtne uskuda seda, mis oli, sellepärast, et meil on kogemus selle kohta, on ju. Nüüd, kui me ei taha repiidi peal nagu korrata seda, mis oli ja see tundub selles mõttes natuke nagu jabur, on ju. Kas sa tahad nagu copy-paste teha seda, mis juba oli ära või? Kordus on loomingu surm. No vot just nimelt, mis tähendabki seda, et kui sa ei taha lihtsalt nagu korrata kõike seda, mis juba oli, eriti siis, kui see on olnud raske, see tundub eriti rumal ju, et kui see on nagu minevik, mida sa ei tahaks korrata, siis miks sa üritad tulevikku luua samamoodi, nagu sa lõid selle mineviku, mida sa ei taha enam korrata?
aga siin võib see asi olla, et sa oled nii harjunud elama selles valus, et sa ei teagi, et midagi muud võib olla, sest ma näen ka, et see kollektiivselt vaadates me oleme nii harjunud ju elama selles pasa sees kogu aeg, et me ei tahagi võib-olla sealt välja tulla, sest see tekitabki selle tohutu ohvri mentaliteedi ja välise süüdistamise, et teistel on ka ju. See on sotsiaalne vabandus. No just. See on juba sotsiaalne vabandus. Aga see on hea, et sa selle teema sisse teid. Ühest küljest meil eestlastena kõrge valulevi. No see kannatab, see kaua elab. Jah, kannatab kaua elab. Muideks see uus, see aforism on hoopis see, et kes kannatab, see kaua kannatab. Ja annab edasi ka. Me just pidime selle teema sisse tooma, tavai teeme selle väikse kõrvalepõike siin, et kannatus ja kannatlikkus. See on väga erinevad asjad, eks? On väga erinevad asjad ja mina tegelikult mingi hetk tabasin, mind on kasvatatud, et vaata kannata, on ju. Kogu aeg nagu öeldi, et kannata ja sõnadel on energia, on tähendus ja on laeng, on ju. Laps räägib siis, kui kana pissib. Jäi igasuguseid muid asju ka veel. Kannata nii kaua. Jah, ja üldse kannata, nagu kõigega kannata, on ju. Ja siis, kui ma mingi hetk avastasin, et ma täiesti automaatselt ütlen oma lapsele ka selle asemel, et ole kannatlik, ma ütlen talle, et kannata ära. Ma ütlen, päris karm energia on seal taga. Ossa raisk, et mida sa teed praegu, on ju. Ja siis ma sain, tegelikult kannatamatus jah, viib kohati väga suurte kannatusteni, on ju. Aga kannatlikkus ei võrdu kannatus. Äkki see paari sõnaga ütleb, mis seal erinevus on siis? Kannatlikkus, no alustame kannatustest. Haiget saamine on osa elust. Selles mõttes, et mulle meeldib hästi öelda, et life is a damaging experience. Vaata lapsi, kogu aeg koperdavad, löövad ennast igale poole ära ja enamjaolt, on ju, tõusevad püsti ja mäng läheb edasi. Vahete vahel, me selles mõttes igapäevaselt kuhugi lööme ennast ära ja koperdame ennast. Ainuke viis, kuidas me üldse ei saa haiget, on see, kui me elame nagu selles ülipisikeses kastis ja me ei puutu eluga üldse kokku. Mis on üks suurimaid kannatusi üldse ja nõuab väga suurt eraldatust, on ju. Et selles mõttes, kui sa kardad haiget saada, sa ei kõnni mitte kunagi paljajalu rannas. See on väga hea asi. On ju, sa mitte kunagi ei lähe metsa, sest et mine seda äkki ma astun käbi otsa, on ju. Sa tegelikult ei lase päriselt inimesi kunagi ligi, sa päriselt ei anna endale võimalust, sa ei anna elule võimalust, sa ei proovi uusi asju. Et see hirm haiget saada, küsimus on selles, et kas sa kardad haiget saada või sa kardad seda, et sa tule toime selle valuga. Et kuidas me tegelikult, lapsed päriselt, nad koperdavad, löövad ennast igale poole ära, on ju. Et kui me tõmbame jälle paralleeli emotsioonidega, füüsilise valuga, jah, okei, panen plaastri peale, on ju, kui muran luu ära, lähen arsti juurde, emotsionaalset valu me ei näe. Ja me ei näe tegelikult ka nagu teineteise emotsionaalseid luumurde. Ja see on ka see, kus me tegelikult, teinekord kogemata teeme teineteisele haiget. Sellepärast, et kui mul oleks jalg kipsis, sa oskaksid muga ringi käia, on ju. Aga kui sa nagu päriselt ei vaata mulle otsa, kui sa päriselt ei kuula mind, ei kuula, aga ja ma pean siin silmas mitte sellega kuulamist, on ju, siis sa tegelikult ei saa aru, kus on minu emotsionaalsed luumurrud ja sa ei oskagi nendega toime tulla. Ja see on tegelikult üks peamine, nii-öelda kannatuste allikas suhetes, et me tuleme suhetesse ka oma luumurdudega, on ju, ja me päriselt ei kuula teineteist, et igast filtrid ja värgid on vahel, haiget ei taha saada, on ju, ja siis me ei saagi aru, kus on sul see sinu krooniline luumurd, on ju, ja siis ma kogu aeg lähen selle pihta, sina saad haiget, sul tundub, et ma teen haiget, ma ei saa aru, miks haiget saad. Et me triivisime nüüd korralikult kõrvale kannatustest, aga tundub, et see on ka kannatuste teema, on ju, aga kannatus on püsiv seisund ja kannatus valu muutub seisundiks siis, kui sa muudkui paned seda kogu aeg konteinerisse ja sa sellega sinna lihtsalt ei taha vaadata. Ebamugav. Ja hirmus. Et tegelikult suur osa valust, seda on võimalik väga kiiresti läbi kogeda. Jah, süke lapse alla surutud valu on miski, mis nõuab suuremat ja sügavamat tööd ja rohkem julgust ja teinekord ka kedagi, kes siin nagu sellel teekonnal toetaks, on ju. Et seda hoitud turvalist ruumi, aga täiskasvanutena suur osa pettumusi. Meil on võimalik see läbi teha, läbi kogeda ikkagi küllaltki kiiresti, on ju. Ja see ei pea jääma püsivaks kannatuseks, selles mõttes, et iga sinikas ei ole arm. Et paratamatult, kui sa tahad päriselt elada, sa põrkud igasuguste objektide ja subjektidega kokku ja sa vahepeal komistad ja sa löödki varba ära ja sa saadki senika ja see on osa elust. See ongi elu ju. Just nimelt, seepärast ma ütlengi, et life is a damaging experience. Et lihtsalt see ei pea olema suffering. Et see ei pea olema haiget saamine, ei pea muutuma püsivaks seisundiksi. Kui haiget saamine, tegelikult kannatus pigem ongi haiget saamise vältimine juba. Et kunagi on nagu nii palju haiget saadud ja sellega pole kuidagi moodi osatud toime tulla. Ja siis me oleme õppinud lihtsalt need samad vältimistehnikad, on ju. Ja meil on väga palju sotsiaalselt soositud vältimistehnikaid. Tööta rohkem.
noh, samamoodi ka ma ei tea, tee rohkem trenni. Tegelikult ka alkohol on minu meelest täiega soositud sotsiaalne toimetulekutehnika, et kui sul on nagu hästi, noh, kui on rõõm, joo, kui sul on nagu lein, joo, on ju. Nutitelefonid. No nuti on täiesti eraldi kategooria, selle osas on mul veel muid vaateid ka, on ju. Aga kannatlikkus on see, et ole valmis ootama, et kui sa midagi tahad, siis see ei pruugi niimoodi olla, et noh, et ära anna kohe alla, kui sa seda ka kohe ei saa, on ju. Et tasub jah, nii-öelda välja öelda ja selgelt ka kommunikeerida, mida sa tahad. Tasub arvestada, et vahetevahel, kui sa ka nagu Woldi või Boltiga toitu tellida, on ju. Noh, ei ole nii. Väga harva on nii, et nagu kuller on nagu nipsust mingi minutiga sul ukse taga. Et siis tuleb ollagi nagu kannatlik ja ära oodata, aga see 20 või 30 minutit, kui sa kullerit ootad, see ei pea olema kannatus. Noh, see ei pea nagu selles mõttes nagu paaniks minema. Või surema seal nagu tead, noh, näljasurm ja viimane piisk vett ja aidake mind kuidagi, on ju. No telli siis varem toitu, kui sul nii suur nälg on. Noh, ole ettenägelik, on ju. Et kannatus ja kannatlikkus on hästi erinevad asjad ja väga paljudes kohtades, kus tegelikult meil oleks vaja olla kannatlik, on meile öeldud, et noh, kannata. Ehk siis vaata, mis see sõnum seal all on, et kannata tähendab seda, et lepi sellega, et on nii ja õpi sellega kuidagi rohkem paremini toime tulema. Ole kannatlik tähendab seda, et püüdle millegi enama poole, küsi midagi enamat ja ole valmis ootama või ole valmis selle aja vältel midagi ka tegema, on ju. Mis tähendab seda, et iga kord, kui me tegelikult ütleme või noh, kui see ka kollektiivsel tasandil käib läbi, et kannata ära, lepi sellega, et on nii ja tapa endas ka lootus paremale homsele. Kus kohast tuleb see kärsitus? No ma olen endalt tohutust kärsitust vaadanud ja ma vaatan ka mehi üldse, eks, tehes nendega üks-ühele nõustamise. Õudne kärsitus, kõik peab kohe tulema, see söök peab 2 minutit pärast tulema. Kui ei tule, on täielik paanika, kohe helistan, kohe sõiman läbi või eriti hea. Mine liiklusesse, no ma olen siin rääkinud, et kui oled nagu, ma olen nüüd valgustunud, mine liiklusesse korraks ja vaata, mis seal hakkab saama. Kust tuleb see kärsitus? Toidupoodi, mine päris inimeste keskele. Just, see on nagu trenni tegemine, eks? No ma olen täiega seda meelt, et tänapäeva maailmas, et kui sa oleksid päriselt see budistlik munk, on ju, selles koopas, pühas keskkonnas, sul tuuakse toit ette ja värki jumala, see on jumal chill, päriselt ka. Mul nagu üksi looduses mitte miski loksutama, paati ma kõige õnnelikum inimene üldse. Nii kui tuleb päris inimeste keskel, hakkab hingamani pihta. Okei, davai. Davai. See muster, see luumurd, ok. Consciously dealing with it. Et no sinu puhul ma ütleksin, ma võiks sulle vastata HD-põhiselt sisuliselt, aga kuna see ei ole sinu probleem üldse, vaid see on, me tegelikult oleme jõudnud sellesse ajastusse, kus meil on loodud illusioon, no sest vaata ongi seesama see nuti, on ju, swipe, kõik on kiire, on ju. Et see on hästi huvitav, et suhetes mängib see ka hullult hästi välja. Alustuseks on see, et inimesed enam ei ole valmis tegema tööd mitte millegi nimel, sest et on loodud illusioon, et kui kohe ei ole, on ju, siis noh, it's not meant for me või on mingi teine tee või proovin midagi muud või lähen kuhugi mujale, on ju. Et noh, kiiresti kuhugi mujale. Tegelikult ma arvan, et selle üks sügavamaid alustalasid on ka see, et mis siis saaks, kui sa jääksid paigale, millele sul tuleks siis päriselt. Vaata, kust me läksime natuke nagu triivima, on ju. Tume jälle ringiga tagasi sinna. Et kui me lõpetaksime selle tormamise. Aeglustaksime. Kui me jääksime korraks nagu päriselt paigale, kui mõte jääks paigale, siis tuleksid nähtavale ju tunded, on ju. No just. Siis sa tegelikult päriselt kuuleksid ja märkaksid, mis toimub su kehas. Ja sa ei tea, mis see on, eriti kui sa nagu esimest korda teed. Mis see need tunded siis veel on? Et no jaa, et mul kehas on nagu midagi ja siis on nagu mingi olukord ja mingi värk ja siis ma ei pane sinna lugu taha ja siis mis ma sellega teen, tuleb lihtsalt ära tunda, on ju. Vaat. Et ma olen ise, mul on endal siuke nagu teooria, noh selle siukse kollektiivse värgi osas, et ma arvan, et see kriitiline piir on juba ületatud, et enamuste inimestega see siuke emotsionaalne konteiner on juba nagu silmini täis. Ja mitte ükski vana siuke vältimise põgenemistehnika tegelikult enam ei toimi. Et vaata, nagu ma ütlesin, et kuhugi maani sa saad vahetada nii-öelda ühe vältimistehnika nagu järgmise vastu, on ju, ja saad sellega jõuda kuhugi. Et mulle tegelikult tundub, et me kollektiivselt, mitte küll kogu maailmas, aga mingites kindlates sellistes kultuuriruumides me hakkame jõudma kohta, kus konteiner on nagu silmini täis. Ja käib see litakas nagu ära, on ju. Et mida rohkem mul on vaja vältida midagi sisemist, seda rohkem mul on vaja välistimulatsiooni. See vastupanu. Jah, mul on vaja viia tähelepanu kogu aeg kuhugi mujale, on ju. See nõuab tegelikult tohutult palju energiat, et vältida midagi. See ongi see. See tõmbab tühjaksid tegelikult. Jah. Et see ongi see tegelikult, kuhu kaob energia. Vaata, kui palju aega ja energiat kaob igasugusele scrollimisele, nutile ja kogu aeg ringi tormamisele. No mina olen öelnud selle kohta, et see on energeetiline leke lihtsalt.
no on. Kõik energia lihtsalt läheb kuhugi ära. Tegelikult on niimoodi, et seesama tähelepanu juhtimine, mis ma ütlesin, et võiks olla kasulik ka keskmisele Eesti mehele, kuhu ma ei plaaninud tagasi tulla, aga kus me nüüd oleme, on ju. Et kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia, seda raudselt, oled sina rääkinud, on nagu kõik mulle palju öelnud, ma arvan, et enamusi, ma ei tea jälle, kes on keskmine Eesti mees, päriselt ka, kes on keskmine Eesti mees? Ma ei tea. Võib-olla me alahindame keskmist Eesti meest. Võib-olla tõesti. Äkki me alahindame? Äkki peaksime selle tagasi võtma, kes on keskmine Eesti mees üldse? Sest ma kogu aeg püüan vaata mingit, vaata saad aru, millest ma alustasin, vaata need kastid, on ju. Ma püüan nagu mingit vastet sinna kõrvale panna, on ju. Mul ei tule nagu mingit pilti selles mõttes, et neandertaallane ei sobi hästi sinna, on ju. Ja siis nagu samas ka, Võib-olla see keskmine Eesti mees on kõige nagu puhtama vaimsum üldse, ma ei tea seda. Kusjuures hea, et sa selle sisse tõid. Ma võin isiklikust kogemusest öelda, et mina olen küll märganud seda, et teinekord kõige lihtsamad inimesed, kes elavad kõige lihtsamat elu, ei mingeid suuri tiitleid, ei mingit suurt halo ega tähesära, et nendes on tegelikult kõige sügavam tarkus ja seal on nagu kõige rohkem inimlikkust ja empaatiat. Ma olen nõus. Meestega töötades ma võin seda sama kinnitada. Et sellepärast võib-olla ongi, et mul on ka nagu keeruline võib-olla nagu, et mul tuleks mingi pilt ette, on ju, et kes on see süke, et kellega ma peaksin rääkima või keda ma peaksin ette kujutama, kui ma räägin keskmise Eesti mehega, sellepärast, et ma tean väga erinevaid mehi, väga erineva nagu kultuuritaustaga, on ju, selles mõttes väga erineva varalise seisu või staatuse või millega iganes. Ja ma ei oska öelda, milline nendest on keskmine ja teinekord tuleb tunnistada, et need inimesed raskust kasvatavad. Selles mõttes, et mäletad, vaata nagu jõusaali näide, vaata, et raskused kasvatavad, mul on hästi meeldinud mõelda või kuidas vanasti mehest sai mees? No tehti erinevaid mingisuguseid initsiatsioone vist tõenäoliselt. Jah, läbi eneseületuse. Kui palju mehi täna ennast ületab? Väga vähe, et see uskumus ongi see, et ei pea üldse seda kogema, et kõik ongi nii lihtsalt, võtan sealt kuskil seinast raha välja, kõik on nagu nii ette tehtud, taha tehtud, et see kogemus hingenemas inimesena lihtsalt on niivõrd tülpimust täis, et sa ei viitsi mitte midagi lõpuks teha. Jaa, sa ei arene, ei kasva. See ongi see sama point, et sisuliselt nii kui me jääme paigale, jällegi mitte selles võtmes paigale, et tegeleme asjadega, on ju, vaid kui me lõpetame, kõik, mis lõpetab arenemise, hakkab taandarenema. Selles mõttes, et stagnatsioon on tegelikult surm vaata loodust. Nii kui miski lõpetab kasvamise, sisust sügisel, kõik hakkab hääbuma, on ju. Mis tähendab seda, et tegelikult ka meie, nii kui me ütleme, et üks asi, mille ma enda puhul, millel ma olen hästi silma peal hoidnud, on see, et mul ei tekiks seda, ma tean juba kõike seisundit, sest ma tean, et nagu this is the way down the hill. See on ainult illusioonis. Just, et see avatus ja see sama, et hoia ennast arenemas. Et kui palju, jällegi mehi naisi on nagu meeste puhul, ma arvan, et seal on hoopis teine kvaliteet, et kui palju mehi tegelikult päriselt nagu ületab ennast ja kui palju mehi tegelikult õpib üleüldse oma jõudu tundma. Ja see on minu meelest see, kus nagu tegelikult nagu sünnivad päriselt mehelikud mehed. Et sa nagu ületadki ise ennast. Ma ei räägi täna enam mingitest koljetitest ja lõvidest ja värkidest, on ju, et kõige hullemad teemonid elavad tegelikult sisemaailmas, on ju. Aga see nõuab teinekord nagu kõige suuremat enese ületust. Ja seal on vägi kinni. Like I said, et kasvame läbi raskuste ületamise, et elu peab olema kannatus. Aga samas, kui sa vaatad oma elu ka tagantjärgi, on ju, siis tegelikult küll on hea, et elu vahepeal veeretas mõned mäed teekonnal ette, sellepärast, et mida sa ikkagi õpid või koged, et mida sa ka enda kohta teada saad, kui see on lihtsalt ongi siuke jalutuskäik läbi pargi, et lihtsalt nagu terve elu kõndisin mööda asfaltteed ja siis mul anti lihtsalt joogitopse siit ja sealt, on ju. Boring. No on ju. Et selles mõttes mina olen täiega tänulik igasuguste, ma ei tea, kuristike ja mägede ja muude värkide eest, et ma olen õppinud ise ennast tundma ja ma olen enda puhul avastanud seda, et kurat küll, et mul nagu tegelikult nii palju jõudu peab ise ise aru, on ju. Et see siuke kuidagi nagu saadki haiget ja picking yourself up, on ju. Et meeste puhul on sellel hoopis teine kvaliteet, aga Eesti kultuuriruumis on üks hästi teine põnev asi ka, millele ka ei pöörata tähelepanu. Et suur osa Eesti mehi või jumal seda tea puhas eestlane või mis iganes. Ma ütlen jälle, need samad vaata kui huvitav on ju, et ma tegelikult ei oska üldse mängida nende nii-öelda dogmade ja nende kastidega, on ju, sellepärast, et minu jaoks ei eksisteeri puhast eestlast ja ei ole niimoodi, et üks rahvus on kuidagi parem kui teine, et halbu asju teevad inimesed, on ju, või halbu asju, et see, mis kannatusi teistele põhjustavad inimesed, mitte rahvused.
et aga meie Eesti taust, suur osa Eesti mehi või noh, mehi, kes elasid siin, meie esiisasid läksid sõtta ja suur osa nendest ei tulnud tagasi. Väga suur osa nende poegasid kasvas, kuidas? Ilma isata. Emaga. Emaga, jah. See näitab väga paljugi. Just. Mis sa arvad, kuidas tollel mehed olid hinnas selle pärast, et kui peaks uuesti sõda tulema? Kes kaitseb? No just. Mida emad tegid oma poegadega? Keda tuli rohkem hoida? Kes oli majapidamise seisukohast olulisem? Keda kanti kätel? No just. Saad aru, kui ma tüürin, on ju? Ja vaata, kui huvitav, et sellele ühiskondlikul tasandil ei pöörata üldse tähelepanu. Et väga palju nurisetakse, on ju, noh, et mehelikud, naised, värgid, särgid. No jaa, vaata, kust me tuleme nagu noh. Sõjast. Jah, selles mõttes, et me oleme kasvanud üles naistega, kes tegid nagu kõike. Nagu veoloomad olid ja nagu kõike tegid. Seal ei olnud seda, et ma olen naine, ma ei saa nüüd, ma ei tea, mingit põldu künda või viljakotti kanda, nagu come on, noh. Tuli ära teha ja see oli see aeg. Aga väga tihti Eestis ma olen seda selles mõttes nagu kuidagi, see on mind hästi huvitanud just sellise taustavõtmes ja ma olen vaata sellises nagu pikemates klienditöödes, ma olen täiega uurinud seda, et kuule, aga mine uuri välja. Et noh, et kuidas oli, mitu poega, mitu tütart, kes seal ära surid, värki-särki on ju. Et poegi või noh, poisslapsi, poisi elu oli selles mõttes sõja ajal alati mehed millegipärast on väärtuslikumad kui naised on ju. Et mehi kanti kätel, nendest tehti väga palju ära, need kasvasid emadega. Osad kasvasid niimoodi, et nad hakkasid võtma päriselt vastutust ja sealt on nagu see üks lähenemine leidnud aset on ju. Vaata, kui palju meie kultuuriruumis, täna on ka üksikvanemaid, räägib sulle üksik ema on ju. Et jällegi, et vaata jälle, kust see tegelikult tuleb on ju. Ja see on hästi huvitav, et siis nii-öelda nagu sõja tõttu mehed läksid ära. Täna valdavad lähevad suhted lahku sellepärast, millega pole tolles ajas tegeletud. Ehk siis, et see muster kordub, lihtsalt tagamaa on teine. Mis tähendab seda, et kas pinnapealsel tasandil meil on võimalik seda ikkagi muuta või midagi päriselt ära lahendada, ei ole. Nagu ütle siis välja seda, kuidas sina näed, mis on see muutus, et see kuidagi jälle... Et siuke sirgeooneliselt mehele või? Ei, et kuidas see nagu balanssi läks, et naine saaks jälle naiseks muutuda ja mees muutub selle meheks. Et praegult see on, et me näeme, et see dogma on nii tugevalt kaasas olnud meil ja mõjutanud neid valikuid, kui me ei ole jõudnud, aga kui öelda, kas minekule stopp, et nüüd hakkame muutma. Tead, see on selles mõttes huvitav asi, ma arvan, et tänapäeval, või ma arvan, et sa oled ise ka märganud, et suhtled on täiega muutumus, on ju. Et ka see siuke paari suhte definitsioon, see, mida defineeriti vaata mingisugune 20, 30, 40 aastat tagasi paari suhtena, kui me rääkisime siis paari suhtest, abielu juba siis oli siuke, juba kuidagi nagu oli nii ja naa, on ju, aga et ikkagi kooselu ja ühised lapsed ja nii edasi, on ju. Et suhted on muutumas ja suhted on, see on nagu gone forever. We are not going back, sellepärast, et meie oleme muutunud. Et me tegelikult viimaste aastatega, me tegelikult elame väga heaolu maailmas ja me Eestis oleme täiega privilegeeritud sisuliselt, et kes iganes ka see siuke keskmine Eesti mees, kes sa seda praegu kuulad, on ju, et palju õnne läbi selle, et sa juba Eestisse sündisid, sa oled privilegeeritud. Et me siin kõik oleme vardavad mingi top 10 või top 20%, isegi kõige hullemal päeval maailma võtmes me oleme mingi top 10 või top 20. Nagu see paneb asjad perspektiivi. Nagu päriselt ka, selles mõttes... Ja siis vingume, et kui oli sitt elu enne. Jaa, aga nagu tegelikult ka, et selles mõttes, et see, mida meie siin võtame iseenesest mõistetavalt, vesi ja kanalisatsioon ja toidupood, on ju, nagu... Kusagil on inimesed, kes unistaksid sellest, et neil oleks nagu soe peldikust vesi tuleb peale. No just. Et alustuseks tasub tunnistada, et me tegelikult siiski oleme siin väga privilegeeritud, on ju, nuriseme, palju me nuriseme, aga me ei oska tihtipeale hinnata seda, mis meil on. Ja me ei oska ka kasutada ega nagu targalt ringi käia sellega, nende kingitustega, mida elu meile andnud. Et seda nii rahvuse võtmes kui ka nagu väga isiklikul individuaalsel tasandil ja ma tahaks pärast ikkagi jõuda tagasi, palun jõuame tagasi selle juurde, et me tegelikult oleme kõik siin selles samas bussis ja siis, kui me teeme kõik nägu, et me ei ole samas bussis, siis me tegelikult loobume enda sotsiaalsest vastutuse osast ka. Aga kui me tuleme korra tagasi selle juurde, et suhted, et mina olen hästi seda meelt, et meil ei hakka enam eksisteerima ühte malli suhete jaoks. Ja kuidas sina näed üldse, kuhu me liigume? Mis on see me liigume kohta, kus eesmärk ei ole enam saada järglaseid, vaid kus suhe loob ruumi arenguks. Ilus. Et me tuleme kohast, kus suhte primaarne eesmärk oli saada järglaseid. Ja täna enam suhete eesmärk väga paljudes vähemalt arenenud
riikides või nagu kultuuriruumides suhte primaarne eesmärk on luua ruum arenguks. See, kas sealt sünnib nüüd ühine järglane või sünnib sealt mõlema inimese nii-öelda individuaalne koos areng on ju, mingisugune äriprojekt, whatever. Et see sisu, see miks on muutumas. Kui me räägime üldse sellisest kasvamisest ja arenemisest üldse suures võtmeseks ja sa mainisid ka, et tegelikult mängu olemus on see, et oma tegeliku olemusega kokku saada. On ju õige? Tagasi koju enda juurde. Just. Kuidas sina näed, kas Jumal vajab arenemist? Jumal on nii hea termin, issand, see tähendab nii palju. Ma väldin Jumala termini kasutamist, sellepärast, et ma potsatan väga palju inimeste jaoks Jumal seostub religiooniga ja it's a slippery slope. No ütleme ükskõik. We do not wanna go to religion. Ei, religiooni me ei lähe kindlasti. Ja, ärme lähe religiooni. Ma räägin nagu sellest puhtast. Ja minule endal on see sama algallikas näiteks. Algallikas, algolemus. Jah, et kui me räägime, et me tegelikult tuleme küll samast kodust, algselt kodu meil on sama, on ju. Et me tuleme sealt küll erinevate nii-öelda nagu korruste või osakondade või värkidega, on ju. Aga et me tuleme kodust ja me tegelikult ühel või teisel moel saadame teineteist tagasi koju. Ja küll oleks hea, kui me jõuaksime koju nii-öelda nagu targemana, kui see on ju. Ja kui me lähtume printsiibist, et me ei lähe kodunt välja lihtsalt niisama. Vahel me võime ka minna niisama seiklema, on ju. Aga et mis siis, kui me ei ole ka nagu sündinud ikkagi päriselt lihtsalt kohatäiteks või nagu ilmaasjata või lihtsalt nagu siuke, et läheks vaataks, et it might be fun experience, they say, on ju, et läheks vaataks, mis saab, on ju. Võib-olla korra teed seda, aga probably peale seda, kui sa mõne korra nagu ei. Et ma võiks väga minna spirituaalselt ka sellesse teemasse, et ma arvan, et ka selle planeedi funktsioon suuremas plaanis on muutumas ja et meil ei ole vaja enam läbi kannatuste sellisel moel õppida, aga selleks oleme meie täna siin. Et meie tegelikult omaenda põlvkonnana me oleme siin selleks, et midagi ära lõpetada ja luua soodne pinnas millekski muuks. See on meie vastutus täna ja ma arvan, et sa tunned seda ise ka, on ju. Ja et me kõik omal moel saame panustada. Siin ei ole nagu küsimus selles, et kes, kus ja kuidas täpselt. Et teinekord sa võid juba läbi selle, et sa oma enda lapsele oled teistsugune eeskuju. Mine sa tea, su lapsest võib tulevikus saada. Mida iganes. Haridusminister muudab kogu hariduse, on ju. Tegelikult haridust oleks vaja muuta. Mina alustaksin hariduse muutmisest, aga haridus algab kodust. Et kui me tuleme tagasi selle juurde, et kas Jumal, ma arvan, et me ei pea enda puhul parandama seda, mis ei vaja parandamist. Et see on üks asi, et milles HD on minka väga palju aidanud, et aktsepteerida päriselt ise ennast sellisena, nagu ma olen. Sellepärast, et kui ma hakkan ennast kõrvutama ühiskondlike normidega, mind on terve elu kõrvutatud ühiskondlike normidega. Mind on liiga palju kogu aeg või siis on liiga vähe. Nagu kogu aeg ebapiisav või liiga. Ma arvan, et võib-olla isegi liiga rohkem kui ebapiisav. Et ma arvan, et me võiksime lõpetada enda puhul selle parandamise, mis ei vaja parandamist. Õpiksime nagu päriselt aktsepteerima. See enesearmastus on ka vaata selline nii ära kuidagi leierdatud sõnakõlks, on ju, et me tegelikult enam ei teagi, mida see tähendab. Aga päriselt aktsepteerima ennast, et ma päriselt okei iseendaga sellisena, nagu ma olen. Ja et mul on hea iseendaga ka üksi olla. Et ma tulen nagu kogu aeg ikkagi selle üksi olemise juurde tagasi, on ju. Et kui sul on päriselt hea iseendaga olla, siis see on minu meelest üks suurepärane alus sellele, et sa oled võimeline looma ka päriselt nagu juba ka selliseid suhteid, kus sul ei ole kellegiga kuhugi edasi kargutada, on ju, vaid et kokku saavad kaks inimest, kes loovad omavahel ebamugava arenguruumi. Areng on ebamugav ja üks asi, mida ma olen täiega täheldanud, on see, et inimesed otsivad tänapäeval mugavaid suhteid. Üks asi on see kiire, on ju, siuke Tinderi ajastu, siuke swipe left, swipe right, vaata, et kui ei ole kohe täiusliks, võtan järgmise, on ju. Ja siis nagu to be continued 10 aastat hiljem aina hullemaks läheb. Et seesama ka ikkagi paigale jäämine värk, et areng on ebamugav ja see peab olema see ühendav liim. Et ma jään kohale ka siis, kui on ebamugav ja see ühendav liim paljude jaoks siiski on armastus, loodetavasti see on siiski armastus, mitte lihtsalt kaassõltuvus või turvatunne või mugavus või ühine kodulaen või mis iganes, on ju, ja see ka ei ühenda. Et see hakkab hästi tugevalt muutuma, on ju, et üha rohkem me hakkame jõudma ikkagi sellesse kohta, kus mina sind sinu pärast. Ja see on hoopis teine kvaliteet selles mõttes, et kui sul ei ole enam vaja teist inimest, kui sul ei ole enam suhet vaja,
siis see muudab fenomenaalselt seda, noh, see nüüd on see päriselt see kõrgem standard on ju. Et mul on Ista vahepeal viskab ette mingeid riile on ju, noh, et mingi level up in life on ju, mingi high value on ju, et real high value on see, et kui mul ei ole enam vaja inimest enda kõrvale, aga ma valin just sinu sellepärast, et ma tahan seda teekonda jätkata just sinuga. See on juba next level. See on väga ilus. Et jah, suhted, arenguteekond ja kas ja kui palju sealt järglased sünnib, see on juba siuke nagu teisejärguline, ma küsiksin siin ühe küsimus ikkagi vahele. No davai. Sa tahad tulistada küll, aga ma tahaks küsida ka vahepeal. Davai. Kas ise oled suhtes? Ei. Mida suhted sul on õpetama tulnud, näitama tulnud? Oh jumal küll. Ja miks sa ei ole suhtes? See on ju nii hea kasvulava tegelikult. Alustuseks ma tahaks öelda, et suhted on mulle kõige rohkem õpetanud enesearmastust. Ühel või teisel moel. Et ma olen kõige rohkem õppinud läbi suhete armastama, aktsepteerima iseennast ja ma olen kõige rohkem näinud enda puhul ka nagu kõike seda, mida ma enda puhul pole tahtnud näha. Et minu puhul alustuseks on see, et ma väga nagu ei otsi on ju. Sellepärast, et mul tegelikult on päriselt iseendaga väga hea. Ja see on siuke päris ohtlik koht, kus olla. Et vaata, ma tegelikult enne tüürisin sellest ka nagu kõrvale, et elu on andnud mulle võimaluse päris palju olla üksi. Ja alguses oli see ikkagi nagu korralik kannatus. Samas ma mõtlen, ma arvan, et seda on nagu soosinud ka palju see, et ma olin väiksena palju üksi. Et ma olen saanud palju olla iseendaga ja sellest hetkest peale, kui iseendaga koos olemine saab olema nagu privileeg, mitte kannatus, siis ma valin hästi hoolikalt inimesi. Et minu jaoks peab kellegiga koos olema, 1+1 peab olema nagu selgelt palju enamat kui 2. Et mul peab olema nagu sinuga nii palju parem kui üksi. Ja kui ma üksi ei kannata, siis ma ei ole, on ju. Et teine asi on see, et ma pean tunnistama, Raivo, ma päriselt pean tunnistama, et rohkem ma olen tööd endaga teinud, seda vähem populaarsemaks ma olen meeste hulgas muutunud. Kas siin ei või ka see sama kohtele olla, et tegelikult ma mingit moodi nagu siis satun ka mugavustsooni ja ei taha sellest ebamugavust läbi minna. Et nii hea on endaga koos olla ja ma ei taha sellest ebamugavust läbi minna. Jah. Et tegelikult üks asi, mida ma kuidagi, mis oli minu jaoks hästi oluline, ma arvan, et äkki mingi 1,5 aastat tagasi ma kuidagi nagu päriselt tegin rahu sellega, et what if, kui see muinasjutt, et see siuke happy ever after ei ole minu jaoks. Et aga what if, sellepärast, et meil on väga palju, see on kusjuures teine väga hea teema on see, et suhted ja muinasjutud, mida meil on räägitud ja mida me oleme kõrvalt näinud, on ju, ja kuidas me nagu tegelikult surume endasse mallidesse, siis ei pruugi nagu hinnata ja väärtustada seda, mis meil päriselt on. Aga kui ma nagu vastan enda puhul, kõigepealt selle küsimuse lõpuni ja siis ma tahaks ikka muinasjuttudesse tagasi tulla, on ju. Et mina tegin rahu sellega, et aga what if, et mul on enne olnud ikkagi nagu mingid unistused ja illusioonid ja ootused on ju. Üks nendest ikkagi nagu väga tugevalt purunes siis, kui ma läksin oma lapse isaga lahku, mis juhtus juba väga-väga ammu. Et mul oli poiss oli mingi aastane siis, kui me lahku läksime. Et siis purunes minu unistus sellest, et ma teen paremini kui minu esivanemad, minu lapsel saab paremad, et täiuslik terviklik pere on ju. Gone forever. Et suur muutus sai alguse sellest, kui ma tegin päriselt rahu, et okei, davai, et aga what if? Kas ma olen võimeline päriselt nagu live to the max, sest ma tahaks siiski mainida, et ega ma ei ole nagu mingi totaalne erak, on ju. Mul on palju sõpru ja mul on ka nagu meest tuttavaid, kellega ma veedan aega, on ju. Ja suure osaga nendest mingil põhjusel ka platooniliselt, on ju. Et anyways, ma ei ole selles mõttes nagu ihuüksi, ma ei ole isoleeritud. Aga mulle nagu meeldib my time ja my private space ja ma olen mugav. Ma ütlen sul täiesti ausalt, et ma olen muutunud mugavaks, sellepärast, et kui sa pikka aega oma elu ei jaga kellegiga sellisel moel ja su laps paratamatult muutub ka teismeliseks, on ju, siis sellega kaasneb suur hulk ruumi ja vabadust ja see on sõltuvust tekitav ja see on mugav ja sealt tulla nüüd nagu sellisesse elu jagamise ruumi. Et see saab olema ühel hetkel ebamugav, sellepärast, et ilmselt sellest hetkest, kui ma nagu päriselt tegin rahu sellega, et I'm really okay, kui nagu this life saab olema nii, on ju, siis sealt maalt mul on siuke tunne, et okei, davai, et tõenäoliselt ei saa olema, aga mul on valmis ootama. Et ma olen nagu päriselt, mul on minding my own business, päriselt ka mul tegelikult endaga on väga palju tegemist. Et ma olen valmis ootama. Et seda plõksu. Et ma ei lähe midagi otsima.
No kui täna keegi koputab ja astub ja sa tunned ära, siis oled valmis. No siis mul käib plõks ära ja siis mul seda teha, mis siis saab. Et sa selles mõttes, et ikka kavatud valmis. Ja, aga ma ei käi otsimas, vaat see ongi see sama erinevus. Et ma olen enda jaoks nagu otsustanud, et jaa, et noh, kui juhtub, siis juhtub on ja pealegi nagunii elu on nagu kõik mehed ise kuidagi täiesti ootamatult mu ellu kunagi toonud, on ju. Et jaa, ma ei otsi ja kui mul käib see plõks ära, ma tegelikult tean, et see sama plõksu pealt elu on ju. Et mul peab ära plõksama ja kui ära plõksab, siis whatever adventure that will be. Aga ma olen täiega tänulik sellest, et ma olen saanud elada üksi, et mul on olnud ka erinevaid suhteid. Et ma olen saanud väga hästi ennast tundma õppida ja ma olen tegelikult väga hästi saanud aru, mis mulle meeldib ja mis mulle ei meeldi ja mida ma hindan ja mida ma on ju. Et see on ka nüüd nagu jällegi on ta siis nüüd hea või halb on ju. Et kindlasti, kui sul on nagu vähem erinevaid kogemusi, siis võid olla ka nagu mingi leplikum mingites kohtades, aga minu meelest on see suur väärtus, kui sa saad sama inimesega pika aja vältel areneda ja sa saad seda teha, isegi siis, kui sul lähisuhet ei ole, kõik suhted õpetavad, et mul on tegelikult ka väga palju lähedasi sõpru ja selliseid nagu pikaajalisi kaasteeliseid, kellega suhtlemine on mind täpselt samamoodi teinekord isegi võib-olla nagu kuidagi akuutsemalt õpetanud kui nagu paarisuhe. Sellepärast, et seal on veel siuke, et oota, aga nagu ma õppas suga kokku leppinud või nagu mis mõttes ma pean mingi siukses rollis või, aga need samad rollioontused ja muinasjutud, et tavaliselt suhetes häda saab alguse sellest, et meil on ikkagi mingi muinasjutt, mingisugune visuaal, vaata. Et mida mina olen küll kohanud paljude meeste puhul on see, et neil on mingisugune nagu visuaal või mingisugune nagu kast sellest, et milline peab olema tulevane naine. On või? On ju? No mingit moodi jah, sa võtad kuskilt. Ja sellega ma olen tõesti palju kokku puutunud. Seda ma võiks öelda, et ma võiks äkki isegi, ma ei taha kõigile üldistada, aga nagu paljudel meestel tundub, et on. Sellepärast, et kus tasub taaskord nagu korra küsida endalt, et kust tuli? Et väga paljudel meestel on see nagu kombo sellest, et ei taha, et oleks nagu minu ema, aga samas võiks nagu pakkuda armastust nagu minu ema ja siis on nagu mingi film ja siis on nagu mingi muinasjutt ja siis on nagu mingi raamat on ja siis on nagu mingi mingisugune naistel, kusjuures muide meeste osas on ka, on ju, enne kui nad saavad aru, et wow, what's that. Ja siis on see, et väga tihti, mis juhtub, on see, et mul on siis nii-öelda nagu see siuke klaas, on ju. Nii kui ma kohtan mingit inimest, ma kõtad nagu sobitama siia, et mul kas näeb siin klaasis hea välja või. Ja siis kui nagu, nagu ei sobi sellega kokku selge, see ei sobi ja see ei sobi, on ju, siis ongi see siuke nagu nii-öelda täiuslikkuse otsingud, eks. Küsimus ei ole mitte niivõrd täiuslikkuses, vaid et ma otsin midagi, mis sobiks mingisse malli, normi, reeglisse, mille ma olen kas kuskilt saanud või ise endale ette kujutanud, mis tähendab seda, et elu võib see pakkuda nagu nii palju enamat ja nii palju nagu midagi väga palju vingemat. Ja ma arvan, et iga suhe, HD on selles mõttes taaskord hea hea siuke nagu tööriist, et ta toob hästi nähtaval selle, et kuidas me loome kõigiga täiesti erinevaid energeetilisi üksuseid, kuidas iga suhe on tegelikult täiesti unikaalne. Jah, sa tood sinna küll oma igasugused seljakoti, on ju, aga see, kuidas su seljakoti sisu või milliseid osasid ka sellest seljakotist või iseendast sa seal nägema hakkad, on nagu täiesti erinev. Ehk siis me tihti ei näe ja ei hinda seda, mida elu meile pakub, vaid me kõrvutame ka inimesi, võtame neid nagu teatud mõttes natuke nagu objekte, on ju. Kas on mugav, kas meeldib mulle, kas sobitub siia sellesse raami, on ju. Ja kui ei sobi, siis okei, lähen otsin edasi, on ju. Et see inimlikkus ja see on nüüd muutunud hästi palju sellega, et jääb mulje, et meil on nagu kõik võimalik, meil on nii palju valikuid, on ju. Vanasti nagu sul oli, põhimõtteliselt valid oligi nagu oma küla naiste ja meeste hulgast, on ju. That's it, vaata. Võib-olla hiljem avastasid, et näed, oli mingi kõrvallinn ja kõrvalküla ka. Et aga tänapäeval on siuke, et nagu valikut näiliselt just kui on nagu jumala palju, on ju, ja siis otse loomulikult, et nagu pakend ja sisu, on ju, ja mulle tundub, et väga paljude meeste puhul ikkagi on nagu kuidagi maailm on orienteeritud rohkem pakendile, kui et sisule ja samas mul ei ole mõtet hakata mingit nagu idealistlikku värki ka, et sisemine ilu ja värgid särgid, on ju, sest oleme ausad. Väga äge. Ma kuidagi tuleks selle küsimuse juurde sulle ka, et kui rääkida üldse spirituaalsusest ja kuidagi on ka tulnud siia ruumi nähtavaks selline võltsspirituaalsus ja teega põgenemine kohtadesse. Kuidas sina nagu näed seda üldse, et me oleme selle teemal ükskord ka varem rääkinud, et julgelt nagu võib-olla seda avada, sest ma enda puhul tegelikult nägin, et see oli loomulikult nagu vajalik, sellepärast, et mingeid asju läbi teha, aga nagu kiindusin, klammerdusin liigselt sellesse ja ei osanud sellest nagu välja tulla.
et andsin siis ka mingit moodi oma selle väe ära, et kuidas sina nagu näed seda üldse? No mina olen ka läbi teinud selle, et ma olen siuke vaimsem kui teised, ma tean paremini, et ma tean, et äkki mingisugune 2000, ma ei oska sulle praegu aastat, äkki 15, 16, 14 something on ju, et mul oli ikkagi palju siukest üleolevust, et ma tean nagu paremini on ju, õnneks elu on mulle väga teravalt ja tugevalt alandlikkust õpetanud peale neid hetki, et noh, seesama, me oleme kõik samas bussis on ju, ilmselt jõuan siis sinna ka veel välja, aga mida elu mulle on näidanud, on see, et ma olen kõige ettevaatlikum nende inimeste, nende asjadega, mis tunduvad olevat liiga head, et olla tõsi. Ehk siis me teame, et ei ole olemas absoluutset valgust ilma varjuta. Kui sa näed ainult puhast valgust, siis vari on nagu, noh, täpselt selle all on ju. Seal, kus on päike, seal on nagu vari. Just. Mis tähendab seda, et noh, et kui nagu kusagil on nagu ainult halo ja ongi ainult nagu puhas valgus on, siis tähendab seda, et see inimene või noh, see objekt on täpselt varju peal, mis on nagu vastu ükski kohtikumaid asju üldse. Et mina olen palju kokku puutunud sellega ja ma olen oma tajusid kunagi selle pealt väga palju ümber kirjutanud. Et noh, tegelikult, kui sa küsiksid mu käest, et mis mu haateeni tegelikult üldse tõi või mis üldse pani mind arenema, dissonants. See, et mina tajusin ja nägin maailma teistsuguse, nagu seda mulle kirjeldati ja see oli nagu metsiku vastuolu, et mul tekkis nagu vajadus hakata aru saama endast ja sellest nagu, et what's really real on ju. Aga me tegelikult tajume seda päris hästi ja mina olen nagu väga palju saanud haiget selle näelt, et ma olen nagu tajunud küll, et kuule, et ei tundu päris see olevat, aga siis meid on ju õpetatud nii väga, noh, et kui ma selles mõttes näitan sulle seda topsi ja siin on silt peal sool, on ju, siis ära sina hakka kahtlema. Ja meid on nagu õpetatud usaldama seda pakendit, seda silti, on ju. Noh, nii kui on soolatopsi, vaatad sisse, et nagu kurat küll näeb välja nagu pipar. Ei no aga. See on sool, noh, teist värvi lihtsalt meil uus sort, vaata. Et mina olen selle pealt palju isiklikult pihta saanud ja selles mõttes, et ma oskan inimeste tavaliste egodega palju rohkem toime tulla, spirituaalsed egod on palju ohtlikumad. Et kui nagu tavalises maises egode mängus on ju, noh, kellel on suurem ja kellel on rohkem ja noh, on ju, lihtne, eks. Nüüd spirituaalse ego maailm, sinna on tegelikult väga hea minna siis, kui sulle näiteks ka maises mängus ei lähe väga hästi. Sest et meil ei ole mitte ühtegi mõõdikut selle kohta, kes siis ikkagi päriselt vaimsem on kui keegi teine. Kurb lugu on see, et me tegelikult oleme kõik sisuliselt ikkagi samas bussis ja samal teekonnal on ju. Ja kui me kogu aeg võistleme, kui me hakkame selles vallas ka võistlema, siis tegelikult päriselt ei ole võistlus ja kui sa ikka väga tahad võistelda, siis ainult iseendaga sellepärast, et ma ei tea täna ühtegi inimest, noh, kui ta oleks nagu päriselt aus, et ütleks, et kuule tead, et ma nagu kogu oma varju transformeerinud totaalseks valguseks ja ma mitte kunagi seal ei käi. Ma usuksin seda, kui seda ütleks mulle budistlik munk, kes nagu päriselt on oma vaakumkeskkonnas ja kes saab nagu terve päeva olla meditatiivses seisundis, nii kui sa lähed inimeste keskele. No, ma olen seda meelt, et meil on võimalik kuhugi maani olla tugevam kui keskkond, aga kusagilt maalt see ei ole enam võimalik. No, et selles mõttes, kui sind ikkagi panna nagu aastaks ajaks kuskile suletud ruumi väga-väga tugevalt negatiivsete inimestega. Püüa olla see ainus rõõmus inimene seal. Ja kas sa tahaksid üldse olla ainus õnnelik inimene maailmas, mis kannatab? Noh, on ju. Ja kui me hakkame seda pidi vaatama, see peaks kasvatama päris korralikult inimlikkust kui sotsiaalset vastutust. Et me tegelikult oleme kõik samas bussis. Me sõidame sama sõitu. Ennast ei tasu vast kogu maailmaga päris samasse bussi panna, päris värvikirev seltskond ja retsid suurt bussi on vaja, aga vähemalt siin, vähemalt mingid oma tutvusringkondades ja ka Eestis me tegelikult oleme kõik samas bussis. Ja see on nagu hästi huvitav, et kuidagi käib nagu ikkagi väga palju seda sükust võistlust on ju või võitlust ja minu meelest nagu spirituaalsuses, nii kui sellest saab olema see, et ma olen parem kui sina on ju, või ma olen kuidagi nagu arenenum kui sina, siis me teame juba, millest jutt käib, on ju. Et jaa, sul võib olla mingid kogemusi mingis vallas rohkem, sul võib ka mingid teadmisi olla mingis vallas rohkem, samas sul ei pruugi olla kumbagi ja sa võid olla lihtsalt nagu läbinägelikum ja palju intuitiivselt sügavam kui mina, on ju. Ja milles me siin konkureerime ja kas me oleme üldse tulnud siia selleks, et teha kindlaks, kes siis nüüd ikkagi, edasi jõudnum on. Minu meelest vahepeal oli hästi levinud see süke hinge vanuse määramine. Seda kasutati hullult hästi edetabelite formuleerimiseks, et umbes, et noor hing on ju, see on täitsa mingi beebi hing ja Et ja siis alati tekkis nagu küsimus, et aga nagu
esiteks, et mis see mõõdik on, noh, et keegi jälle subjektiivselt otsustas on ja keegi paigutas ennast nagu kuskile veel kõrgemale. Hindamissüsteem jälle. Jah, et nüüd keegi paigutas ennast sisuliselt nagu veel kõrgemale ja nüüd otsustas, et tema saab nüüd siis otsustada, et kes millisel lahtrisse jälle läheb. Et kui me räägime spirituaalsusest kõige puhtamal kujul, siis see peaks olema järgmine kastitamise süsteem, järgmine hierarhiate loomise süsteem. Et mul on hästi oma sellised ketserlikud vaated, mis puudutavad hierarhiat ka spirituaalses maailmas. Et ühtepidi jah, nagu looduses ka kõik hundikutsikad ei ole võrdsed, on ju. Aga seal pannakse see asi nagu energeetiliselt hoopis teistmoodi paika ja seal ei ole seda, on ju. Alfakutsikas, sündis alfakutsikaks, ta on alfakutsikas. That's it. Aga kui me tuleme tagasi selle sama bussi juurde, päriselt ka Raivo, kas sa tahaksid elada maailmas, kus sa oled ainuke õnnelik inimene kõigi teiste inimeste keskel, kes on õnnetud? Kindlasti mitte. Kas sa saaksid olla ainus õnnelik inimene maailmas, mis kannatab? Kindlasti mitte. See nõuaks retsi pingutust. Kui me hakkaksime tegelikult aru saama, kui tugevalt me kõik oleme omavahel ühenduses seotud, et kui palju me tegelikult oleme mõjutatud sellest kõigest, hästi lihtne on öelda, et need teised inimesed ja minu arust üks hästi hea üleolevuse märk on ka see, et need teised inimesed vaata. Seda ma olen kusjuures ka palju teinud, seepärast ma saan aru sellest. Et ma olen nagu teinud seda, et teised inimesed on ju, nagu the others, mitte mina. See on siuke persse, ma olen samas bussis nagu. Et me oleme kõik samas bussis, mõnel meist on mugavamad istmed, mõnel meist keegi on veel valitud seda bussi juhtima, on ju. Ja keegi võib-olla istub kusagil põrandal, on ju, ja võib-olla mingid erinevad osakonnad, aga me oleme kõik samas bussis. Ja kui me saame aru, et kui see buss on nagu väga ligadi ja logadi ja kui selles bussis on ikkagi nagu väga palju, ma ei tea, kui seal on katk, siis nagu paratamatult see katk nakkab lõpuks sulle ka. Ja kannatused ja see siuke, ma ei taha nagu sellest nagu kõrgem madalam sagedus ka, sest muidu me jõuame järgmise siukse nagu spirituaalse edetabelini. Ma ütlen, ma olen nagu viimasel ajal hakkavad eestikeelsed terminid otsa saama, milles rääkida, sellepärast et kõik on kuidagi nagu kusagil ära sildistatud, ära kastitatud, on ju. Et aga kui me räägime sellisest raskusest ja kannatustest, siis need nakkavad. Need ei ole nagu tead siuke nagu pidalitõbi, et ma nüüd puutusin suga kokku, on ju, ja siis nüüd nii kui sa oled kurb, et hakkame vältima kõiki kurbasid inimesi. Aga kui me oleme keskkonnas, mille läbiv noot on kannatused, siis seal on nagu väga raske. Me ei ole tugevamad kui keskkond, me saame kuhugi maani seda teha, aga kui me hakkame aru saama, et me tegelikult saame ka mõjutada keskkonda, et meil on ühtepidi vastutus valida, millises keskkonnas me oleme. Hästi tihti, ma arvan, et keskmisele Eesti mehele, tegelikult ka päris keskmine Eesti mees, tahaks teada, kes sa oled. Ma just nagu päriselt tahaks teada, kes sa oled keskmine Eesti mees, on ju. Et aga kui me hakkaksime nagu keskmisele Eesti mehele rääkima ka sellest, läks mõte kaduma. Okei, aga kus keskmine Eesti mees? Nee. Pigem küsiks sellise küsima, hakkame siin vaikselt otsaga kokku tõmbama. See buss, come on, ma ei saa, ma ikka tulen bussi juurde tagasi. Tegelikult ka, see sotsiaalne vastutus, mul alati nagu mingi taimeri kõlks või midagi, siis tekib kohe see süke, et okei, davai, võta kokku, on ju. Aga see sotsiaalne vastutus, et me inimkonnana hakkasime arenema selleks, et toetada teineteist ellujäämises oma hõimu. Et see, ja ma arvan, et meeste puhul on sellel nagu veel oma kvaliteet ja toetamine mitte niivõrd kannatuses, vaid just nimelt kasvus. Et mida ma olen nagu näinud vahepeal, mis on siuke sirgjooneline värk on see, et mulle tundub, et hästi tihti mehed viimasel ajal nagu kuidagi tulevad toetavad teineteist kannatustes. Et nagu kuidagi ongi nagu, et ongi sitasti, on ju. Ma ei tea, võta õlts ja võta järgmine tegelikult nagu, lihtsalt ongi sitasti. Et aga nagu, come on, kes siis veel aitab sul tõusta ja level up'ida, on ju, et paljudel meestel ei ole ka olnud neid eeskujusid, aga väga paljud mehed saavad täna olla eeskujuks. Et see enese ületamine kasv, me oleme kõik samas bussis ja vahet laias laastus ka see, et kui sul on antud midagi rohkem või sul on parem istekoht bussis, sellega kaasneb ka suurem vastutus. Ja kui sina oled see, kes, meil on ühtepidi individuaalne vastutus sellest, mida me ise bussi endaga kaasa võtame. See on see, kust mõte rändama läks, on ju. Et küll oleks hea, kui ma teaksin, millega ma sinna bussi tulen, on ju. Ja et kui ma saan aru, et ma kannatan ja see on okei, et ma vahepeal kannatan,
siis ma nagu võtan selle hetke, olen iseendaga, see kõige ebamugavam asi, ilma milleta ma ei saa ära lõpetada, enne kui ma seda ütlen, et tegelikult ka. Et me enamuse ajast ei ole mitte kunagi üksi. Me ei koge ennast mitte kunagi üksi. Minu kogu see süke HD teekond algas tegelikult sellest, et ma nagu eemaldasin ennast sellest kompotist. Ja enne seda ma elasin korterelamuses, ma olin kogu aeg inimeste keskel. Ja ma ei teadnudki, mida tegelikult tähendab nagu energeetiliselt iseendaga päriselt oma enda ruumis looduses siis on ju. Et üks asi, mida ma nagu väga palju promonud kogu aeg on see, et mine ole üksi looduses. Ja ilma kõrvaklappideta ja ilma nutitelefonita. Jah, täpselt. Ja sealt läheb keeruliseks on ju. Et seal sa hakkad nägema päriselt iseennast. Et isegi siis, kui sa nagu ei taha raskusi tuletada ja värkena, mine istu rannas üksi või mine kõnni jaluta läbi metsa, mine seda äkki pärast tahad võib-olla võtta nagu natuke keerulisema pikema retke ette on ju, et palverännakud põhjusega, miks inimesed tegelikult tegid neid, mitte pundiga, mitte sotsiaalse evendina, vaid et asi ei olnud mitte niivõrd kohale jõudmis, vaid selles teekonnas, mis iseendaga läbi teed, ühenduses, kuhu sa jõuad iseendaga. Ja see on see koht, kus sa näed oma teemaneid, näed oma kannatusi, kus sul tegelikult on võimalik need asjad läbi teha. Ja mina olen kõige rohkem ise ennast aidanud sellega, et ma olen õppinud istuma väga ebamugavate asjadega. Kui ma lihtsalt nendega istun, see on nagu retsilt ebamugav ja see on nagu mingi monkey mind vahepeal siuke kuuled, aga koristada oleks vähe mingi nuudlepesumasin ja nagu vaatab, mis kell on ju. Ja kui ma lihtsalt korradustan selle kõrvale, siis ühel hetkel on siuke tootaga nagu lähebki üle. Et kuidagi nagu sa koged selle ära, integreerimisega natuke aega minna. Aga ongi nagu tehtud, on ju. Et ühtepidi meil on kõigil tegelikult isiklik vastutus selle eest, et sõltumata sellest, kus kohast meie uskumused ja traumad tulevad, on ju. Et täna, kui me oleme täiskasvanud, meil on vastutus ise ennast korda teha. Et ei ole mõtet näidata näpuga selles mõttes, meie esivanemad tegid oma parima. Aitäh, et nad nagu jäid ellu nii, nagu nad jäid, aga täna on nagu meil kõigil täiesti siuke individuaalne vastutus, vähemalt kui sa tahad oma lastele paremat elu, endale paremat elu ja tegelikult ei taha olla ka katkutooja bussi, on ju. Et siis võta vastutus, vaata otsa nendele asjadele ja tea, millega sina tuled bussi, selles mõttes, et hea on nagu siin pitchida ühiskonna kallal, aga me tegelikult kõik oleme osa sellest samast ühiskonnast, mida me ühest küljest nagu kardame ja teisest küljest nagu nimetame lammasteks ja värki, on ju. Mida ma olen ka by the way vahepeal teinud, et nagu, on ju. What does that make me? Et ma tahangi öelda, et see siuke üleolemus on, sellel tasub kogu aeg silma peal hoida, et see slippery slope on ju, aga me oleme kõik samas bussis ja küll on hea, kui sa saad bussi midagi helgemat ka tuua. Vägev. Me hakkame vaikselt seda saadet nüüd kokku tõmbama ja ma küsin lõpuks võib-olla midagi ka sellise küsimuse, et mida ma alati olen küsinud oma saatekülaliste käest, kes on sinu jaoks kindel mees? Sa võid seda korraks lasta läbi ja lihtsalt vaata, mis tuleb. Esimene sõna, mis mul sellega kuidagi seostub, on mingisugune tasakaal või tasakaalukus. Võib-olla paneks sinna juurde ikkagi mingisuguse sisemise keskme küpsuse. Et see selline tasakaal, sisemine küpsus, võib-olla siuke nagu päriselt täiskasvanuks saamine või siuke nagu päriselt täiskasvanud mees. Et jah, siuke sisemine kese. Vägev. Mul on nii hea meel, et sa siin tulid. Ma pean ühe asja veel sul kohta ütlema. Mul tohutult meeldib sinu selline huumormeel siin vahel. Et elu ei pea olema see tohutu mingi... Ja. Et see mul meeldib, et sa oskad nagu sellesse oma nagu juttu tuua selliseid nagu huumorid sisse või mis tegelikult aitab kuidagi... Muuta seisundit ja muuta sagedust ja selles mõttes, et kui me räägime rasketest asjadest väga raskelt ja rusuvalt, me lisame raskusele raskust. Just. Ja see on tegelikult, see minu puhul toimib hästi alateadlikult, aga mingi hetk, kui sulle hakati tähelepanu juhtima, siis ma sain aru, et aga that's what I do, on ju. Aga ma ei tee seda vaata teadlikult. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult kusjuures päriselt ka parim soovitus, nali toob meid kergemasse seisundisse, nii kui me oleme kergemas seisundis, sealt on võimalik teistmoodi edasi minna. Et ilma asjata ei öelda, et ära võtta ennast elu liiga tõsiselt, on ju. Et jaa, naer päästab päeva ja teeb asjad kergemaks. Suur tänu, et sa tulid. Täiega aitäh, et kutsusid. Teile ka kõigile, kes te seda saadet vaatasite, kuulasite. Ja kui jälle, kui mingi ükska taipamine kasvõi siit tuli, siis ole hea ja jaga seda ka teistele, et
kindlasti see avardab, näitab uut teadlikkust. Ja Raivo, ma tahaks täiega teada, kes on keskmine mees. Anna meile palun teada, kes on keskmine mees. Aitäh sulle. Aitäh. Tšau.